tere kõikidele Avama silmad podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on siis eetris kolmas saade sarjast Tervenda ennast ise ja minul on täna külas homoöpaat Merle Martinson. Ja meie hakkame täna rääkima sellest, kuidas Merle tervendas ennast ära diabeedist. Tere tulemast saatesse, Merle! Aitäh kutsumast! Võtame siis kuskilt algusest peale ja räägi üldse, kuidas sa haigeks jäid, kuidas sa avastasid, et sa haige oled, mis tüüpi diabeet sul oli, et võtame siis selle alguse teekonna. Diabeedi teekond on üleüldiselt minul juba selles mõttes lapsepõlvest, et mu ema oli diabeetik, mu vanaema oli diabeetik, sisuliselt kogu meie suguvõsa on sellel on pikk ajalugu. Ja kuna ma lapsena kogu aeg süstisin oma ema ja oskasin jälgida sümptomeid, siis ma tundsin kohe ära, kui need tulid. See selline suukuivus, suhu hakkasid imelikud maitsed tulema, eriti peale magusa söömist, siuke pidev urineerimine, väsimus, tujusid mõjutab, eks ole, siuke veresuhkru kõikumine. Ja ma sain üsna kiiresti selles mõttes jaole, et kuna mul olid juba aparaadid kodus olemas, siis ma läksin lihtsalt ostsin testribad ja hakkasin mõõtma ja see pilt oli kole. See pilt oli väga paigast ära, mis see veresuhkur tegi, ja tegemist siis teise tüübi diabeediga. Minu esivanematel oli see juba 20. algusest ja elu lõpuni, eks ju. Ja mina siis olin 40. alguses, eks siis midagi ma olin juba teinud teistmoodi ja paremini, aga mitte piisavalt. Õigemini mitte täitsa 40 ma veel ei olnud, et sellest on nüüd ikkagist mingi 6 aastat enam-vähem möödas, et hakkasin lähenema 40-le. Aga jaa, see diabeet on kummitanud meie peret ikka väga pikalt, ja ma olen seda eluaega veidikene peljanud. Ma ei olnud selle diagnoosiga ka meie perekonnas tegelikkuses ju rahu teinud, et see on ka üks väga oluline aspekt, aga see ongi, et igal haigusel on mingi sõnum ja ma ei olnud veel seda sõnumit ära õppinud, kätte saanud ja sellepärast ta ikkagist tuli minu ellu. Kas sa tead ka, mis see sõnum oli, et miks teie peres oli nii palju diabeeti? Jaa, tervenemise käigus oli see üks minu olulisematest eesmärkidest teada saada, aru saada, ära õppida. Nii. No nii, lähme selle tervenemise teekonna peale siis. Okei, lähme selle teekonna peale. Mis me venitame? Ja minul ongi esimene asi minu arust on see, et kas sa kirjutad sellele alla või ei kirjuta. Kas sa teed selle oma looks või ei tee? Kas sa jätad selle, nii ongi ja nüüd ma olen elu lõpuni või mitte. Ja see ei ole ju ainult diabeedi puhul ükstapuha mis haigusest me tegelikkuses räägime. Inimesed teevad täiesti imesid maailmas oma igasuguste lahendamatute asjadega. Inimesed, kellel öeldakse, et on mitte kunagi käima ja hakkavad käima, eks ole. Ja see on see koht, kus mina võtan just need inimesed eeskujuks. Ma ei kuula neid, kes hakkavad kõike rääkima. Pole võimalik, ära tee, istu oma kannatuses edasi. Pole minu tee. Meil on üldse pere on selline, et mees on mul ka, et me küll alkoholi ei joo, aga kunagi oli mingisugune reklaam, et hold my beer, eks ole, kui keegi ütleb, et midagi ei ole võimalik teha, siis ütlevad veel inimesed nagu selles olukorras, kus sa juba kas oled ära teinud või oled juba tegemas, et nagu, mille jaoks, eks. Ja mina vaatasin kohe, selge, fakt on see on nüüd kohal, sellega peab nüüd tegelema. Ja kuna ma olen homoöpaat, siis ma haarasin üheks abimeheks homoöpaatia. Miks homoöpaatia? Homoöpaatia tuli meie ellu ju tegelikkuses läbi selle, ma olin täiesti siuke tavapärane hall inimene, usume meditsiini, mu ema oli medtöötaja, ikka kui oluline kõik on, aga eks ma nägin oma ema pealt eluaeg, et ta hästi palju tarvitas valuvaigisteid
ta vaigistas oma valu, mitte ei tegelenud sellega, eks ju. Ja ta lõpuks näiteks hakkas juba psühhotroopseid valuvaigisteid, medtöötajana sai kätte, eks ole, vabalt. Ja elu lõpus ta vist ilmselt oli enamus ajast tegelikkuses pilves. Teda lasti töölt lahti ja viimasest töökohast peale lahti laskmist nädala pärast ta siis sai infarkti. Eks siis tablettide tee teda ilmselgelt ei hoidnud, need kannatused tema elus mässisid lihtsalt aina suuremaks ja suuremaks, aga lapsepõlves ma juba nägin ja ta tahtis teisi inimesi väga aidata ja siis ongi, et eks see on see, kui minul on oskused homopaatiat, ma tahan teistele ka õpetada homopaatiat, eks tema tahtis ka tablette, aga see ei ole vaata see eriala, kus sul see ei ole ohutu. Sest alati tuli alati kellelgi natukene midagi oli, siis ta tuli hunniku tablettidega. Ja mina juba lapsepõlves paljud panin lihtsalt sahtli nurka ja ei võtnud, et sealt oli juba alged minu sees tegelikkuses, mu alateadvus tegelikult teadis, et peab ikkagist ettevaatlik olema, et minu jaoks on olulised absoluutselt kõik asjad, ärge arvake nüüd siit, et ma olen meditsiinivastane, et meditsiinis on väga palju head, kas või see, et ma sain endalt testida oma veresuhkurt ja et ma tean, et kui see on sealt üle 10, et siis on ikka jama majas, siis see tuleb ka ju meditsiinisüsteemist, et ma võtan kõik asjad siin elus, on kui see homopaatia, meditsiinisüsteem, mida iganes, ma panen kõik särama selles hetkes, kus mul vajalik on. Aga kuidas ma üldse tugevalt ikkagist aru sain sellest, et loodusravis on suuremad võimalused sageli, oli siis, kui mu laps sai vaktsiinikahjustuse, ja mitte väikese ja ei ole haruldane, sellepärast, et neid selliseid kaebusi on tegelikkuses beebiemmede grupid täis, seda halamist on täis, enamus nendest on, mitte kõik, aga väga suur osa on käivitatud vaktsiinidest. Kuna vaktsiin tõi välja mu lapse sellest, et ta oli kogu aeg haige, kogu aeg mingi kõritursetes, käitumishäiretes, uneprobleemid, eks ole, nutusus, käitumishäired olid siuksed, et mitte keegi ei oleks tahtnud, et minu laps nendega ühes lasteaias käib ja mina ütlen täna ka selgelt, et raevuhoogudega teisi kahjustavad lapsed ei tohiks olla kollektiivides, et mina ei pannud oma last ja see on see koht, kus vanem peab võtma vastutuse ära lahendama ja alles siis saab minna kollektiivi, et hiljem, kui mu laps oli korda tehtud, kui ta ei hammustanud ja ei peksnud kedagi siniseks, ma olin siinikaid täis. Et homopaatia, sisuliselt olid vaktsiinid tekitanud põletikku ajupiirkonnas, mis ongi ATH-d, autismid ja muud sellised asjad, eks ju. Et homopaatia aitas selle ära lahendada, ma sain tagasi selle lapse, kellena ta sündinud oli, et mul on kahju, et ta tegi siin IT kõik tööd ennem, et me saaksime siin kõik ilusti olla, et mul kõik sujus. Et kui te teda kohtaksite, siis te saaksite aru, missugune katastroof oleks olnud, kui selle inimese aju oleks lihtsalt välja lülitatud siit elust, eks ju. Ja meil piisas ainult homopaatiast, väga paljudel ainult homopaatiast selleks asjaks enam ei piisa, sest asjad on lihtsalt nii kaugele läinud. Meil oli õnn see, et ei olnud kunagi saanud ei antibiootikume ega mingeid muid ravimeid, et selle osas olin ma juba väga palju targem tänu sellele, et ma nägin, mida mu ema lapsepõlves tegi nende tablettide hunnikutega, vaata. Aga homopaatial ongi see, et ta lahendab 3 tasandil, ehk siis meil on ju oluline meie füüsiline keha, emotsionaalne keha ja mõtlemine. Ehk siis keha, hing, vaim, nagu mina räägin. Ja ta mõjutab kõiki seda 3 tasandit koos, et on selles mõttes hea komplekt, aga selliste tõsiste asjadega, kui ma ikka peaaegu 40 aastat, ma tulin meelde, ma olin 36 siis, et 36 aastat oled põhimõtteliselt jampsi kokku keeranud. Kas siis aitab ühest terast või peaks ikka midagi muud tegema. Pluss veel ongi, et homopaatiaga on see, et sa saad sellesse heasse kohta, aga kui sa õppetundi ära ei õpi ja oma elu muudatusi ei tee, siis sa vaikselt langed tagasi. Ehk siis ma alati ütlen ka, kui inimesed mu vastuvõtule tulevad, et kõigepealt vii kurssi, kelle juurde sa tuled, sest ma hakkan niimoodi paugutama su elus neid lasju lahti, et sa pärast jääksid ka pinnale.
mitte et ma korraks teen sulle asju heaks. Ja see teekond vahel ei ole ilus, sest et meil on väga palju koledust seal, miks inimesed pigem sageli valivad selle tableti teed, sest seal öeldakse, sa ei pea mitte midagi tegema. Toitumises ei pea midagi muutma. Mitte midagi oma elus ei pea muutma. Ela oma näiteks vägivaldse abikaasaga edasi, kõik on fine, võta lihtsalt tabletti. Ei, see ei ole elukvaliteet. Ja vastutust ei pea võtma, eks ole? Ei, mitte mingisugust. Et ja ongi, ja inimesed ei taha ka kuulda seda sõna vastutus, et ma vastutan selle eest, missugune on minu elu. Missugused on minu inimsuhted, missuguse mehe sa endale oled valinud, mismoodi su laps kasvab, missugusesse kooli sa oma lapse paned, missugusesse lasteaeda, kuidas sa lased ennast terroriseerida poliitikutel. See on kõik sinu isiklik vastutus, aga seda ei taheta. Sinu valik, jah. Mina räägin sellest, et me ise laseme sellel kõigel juhtuda, on ju. Ja need tabletid siis, mis nad teevad, nad lülitavad ju välja signaali, aga haigus süveneb seal taga. Ehk siis minu jaoks oli selge, ma olin sellest juba ammu aru saanud. Enamus juhtudel meditsiinisüsteemis tabletid ei ole üldse disainitudki sind terveks tegema, sest tervis ei ole see, et sa võtad tablette. Tervis on see, kui sa ei vaja mitte mingisuguseid abivahendeid enam. Et homöopaatia siis tuli mulle ilusti sinna abimeheks, mis aitas vaikselt niimoodi hakata parandama seda süsteemi. Siis on üks minu jaoks ka hästi oluline asi, ma nimetan seda elukindlustuspoliisiks riiulil. Seda asja ma välja ei ütle, sest ma ei tohi, seadus keelab, ma ei tohi sellel teemal nõu anda Eestis. Välismaal näiteks Andreas Kalker võib sellest vabalt rääkida. See on siis asi, millega ma võtsin maha keha üleüldist põletikku, sest kui sul on kuskil krooniline haigus, siis sul on põletik üleval. Sul on mingi põhjus, miks see põletik tahab ju ravida. Ta tahab tegelikkuses midagi sealt välja sisuliselt nagu põletada. Ja kellel siis see nõrk koht on, et meil oli suguvõsa poolt infona juba geneetilisel tasandil antud see, et kui midagi on, siis seal kõhunääre võtab löögi endale. Ja kõhunääre on see koht, kus hakkab nagu signaal ja info nagu jooksma ja keha hakkab su peale röökima, et sa pead midagi muutma. Et ja ma määrisin sellega ja ilgelt kihvt oli vaadata, kuidas 15 minutiga tulid veresuhkru näidud ilusti alla korda. Aga no, määrisid sinna peale, nagu sa mõtled? Kogu keha, sest et selle maitse on selline, et ega ma seda seespidiselt tarbida nagu eriti ei suuda, et aga ei saa vaata mul on hästi palju loovust antud. Aga see on minu arust kõige olulisem kvaliteet üldse, sest et ma vaatan, kuidas inimesed on väga lihtsate asjadega probleemides istuvad, sest loovus puudub. Et ma olin põhikooli 8. klassis, ma läksin Tallinna Kunstigümnaasiumi katsetele iseseisvalt, emale ei öelnud. Ja mind võeti, ma vaatan, et elu tegi mulle kingituse, mind võeti kohe sinna vastu, muidu ma mõtlesin, ma saan sügisel minna, mind võeti kohe sinna vastu. Ja kui ma olin paar nädalat käinud koolis juba ja nõuti kuhugi ema allkirja, siis ma vaatasin, et seekord ehk ei võltsiks, et teataks emale ka, et by the way, et kui sa näed mind hommikul teise suunda minemas, siis sellepärast ma käin uues koolis. Ja see avas ka hästi palju, et ma olin eelnevalt koolis, kus oli hästi palju koolivägivalda. Ja kunstikoolis see kõik tervenes ja oli näha, et kui on veel suurem klass, saab olla täielik hoitus ja kaitstus kõigi klassiliikmete suhtes, et see oli nagu selline jällegist hästi märgiline asi minu elus, mis mängis ka mõnes mõttes rolli minu tervenemise teel, sellepärast, et miski pole ju juhuslik siin elus. Ma olen ju midagi juba ära õppinud, ma lihtsalt pidin meelde tuletama. Igal juhul see loovus on hästi oluline, et igasuguseid asju saaks üldse lahendada, et sa oskaksid üldse näha seoseid
kas või seda, et oluline on see keha, emotsioon ja mõtlemine, eks siis, mis see sinu 3 laimsus oli? hing, vaim. Eks ju, et sa üldse saaksid näha neid omavahel, neid seoseid, kuidas nad üksteist toetavad, kuidas nad signaale annavad ja meil on see nii ära lõigatud, niisugune matemaatiline Newtoni maailm. Meil piiratakse tohutult ära, et sul ei olegi nagu, ei oskagi näha suurt pilti. Ja, aga see on kõik õpitav. See on kõik uuesti õpitav, mitte miski siin elus ei ole asi, mida ei saa õppida. Ja inimesed, kes istuvad kannatustes, jälle võtke eeskuju, ega kannatustest ei ole välja tulnud mitte keegi, kes lihtsalt istub. See on fakt. Rikkaks ei ole samuti saanud mitte keegi, kes lihtsalt istub. Ja lihtsalt istuda ja närida nende kallal, kes pingutavad ja neid mõnitada ja alandada, noh, see tähendab lihtsalt seda, et nemad lähevad, rong läheb edasi, aga sina jääd ikka oma kannatusesse. Et mina õppisin uue ameti selgeks niimoodi, et mul oli väike laps käevangus ja beebi oli 3 aastat tissi otsas ja kas või 15 minutit päevas. Ja ma olen seda jätkanud. Mul on juba väiksem on siin 10 sai, et ma küll ei väsi. Sa väsid või? Maailm on nii põnev, nii palju on õppida. No jah, eks väsimust on ka, ega ei saa öelda, ma teen ju ka, ma ei tea, mul on 100 asja korraga praktiliselt, mida ma kõike ära teen. Ja aga see ei ole ju, see on lihtsalt see, et kõige suuremad läbipõlejad on need, kes armastavad oma tööd ja ei tee vahet enam, et mis on tööaeg ja mis on nagu kuskil mingi lõbuaeg ja muud asjad ja sealt mul tekib ka läbipõlemispunkte, kus ma lihtsalt teen, oota, nädal aega ma ei vaata üldse mitte midagi on ka, aga ma ei väsi õppima nagu sellest mõttes, et mul ei ole õpitõrget. Aga inimesed on, no mina olen seda kogu aeg rääkinud, vaadanud teraapiates, inimesed on tegelikult hästi suures sõltuvuses ka kannatusest. See nagu reaalselt tekitab kehalise sõltuvuse päriselt ka see adrenaliin ja kortisool, et sa ei saagi enam ilma. Ja, see on üks hästi oluline aspekt ja see tuleb sageli välja siis, kui trauma, eks ole, lahendustesse minnakse. Ja kui sa oled nagu trauma ära lahendanud, aga sa ikka otsid seda koledust. Ja kuidas olla seal, eks ole, ei lase lahti. Sest see ongi see, et mida sa oled kogenud oma lapsepõlves. Millest sa oled mis on sinu toit olnud, kui sinu toit ongi ka adrenaliin. Mis on sinu normaalsuseks saanud? Sa otsid oma normaalsust, eks ju. Ja noh, see teeb keeruliseks selle, aga jällegist, kui sa tunnistad seda, siis sa hakkad märkama. Miks inimesed, vaatan, vahepeal ei saa abi mingitest asjadest, on see, et esiteks lähenetakse hästi pinnapealselt. Ma võtsin, eks ole, juba, me oleme teise asja juures, et ma võtsin oma homöopaatia sealt, ma võtsin selle midagi, mis mind füüsiliselt aitab puhastada sellest, millest keha üritab põletikuga puhastada, ehk siis põletikku tuli maha. Aga sealt edasi ma hakkasingi vaatama, mis on need nagu neuroimmunoloogilised põhjused, ehk siis mis mu kupli all toimub, millega ma seda olukorda tekitan. Ja me alati tekitame ise seda just sellepärast, et meil on mingisugused traumad, millele me reageerime, keegi ei kasva neist välja. Meil öeldakse, et kasvab välja. Ei kasva. Strateegia läheb lihtsalt selliseks väga peeneks, mida me teeme, kuidas me saboteerime ennast kogu aeg. Ja sa pead seda hakkama üles leidma ja need on nii pimedad nurgad. Ja miks inimesed abi saa on see, et nad sageli võib-olla kuulavad inimest, kes annab mingisugused, siis kui sa oled juba kõik traumatöö ära teinud ja siis mingisugune asi, et näiteks hoida seda taset või olla. No kui sa oled alles siin, siis see tehnika sulle ei toimi. Sa võid korraks proovida, aga saa aru, et sa oled vales kohas, mitte ei ole halb terapeut, ei ole halb teraapia, vaid ei ole siin kohas veel. Sa pead alustama, meil ei ole oskusi teha A-d ja O-d korda. Nüüd 3. element oleme selle juures. Sellel hetkel, kui mul diabeet tuli, siis ma olin 2 lapse ema. Teid väiksed alles. Ma olin möllanud, et oma esiklast välja tuua, eks ole, vaktsiinikahjustustest õppinud kõvasti. Teise lapse ma sain juba teadlikuna ja oi sa kurat, kui äge see oli.
mu laps magas esimesest ööst 8 tundi järjest, ma olin nii puhanud ema, ma olin nii rõõmus, kõik oli nagu ei mingisuguseid jamasid, kui midagi hakkas kerkima, vaatasin kohe, vau, mul on lahendused ühte, teist või kolmandat moodi, sellepärast on ka, et ma ei õpeta naistele kunagi ainult kitsalt homopaatiat, vaid kõike, sellepärast et sa ei tea, millal sul midagi vaja on tegelikkuses. Ja sa pead oskama vaadata, millal midagi on vajalik. Aga ma olin selles faasis, kus ma tegin kõike lastele, aga mina. Mu D-vitamiini tase oli juba selline, et ma ei taha sellest rääkida. Täna ma alla 150 seda ei lase. Magneesiumiga oli sutsu paremad lood, sellepärast, et kui ma olin teist last ootasin, siis ma käisin, mõtlesin, Kemimett on niisugune, mingi kemikaale müüvad, aga nad müüvad ka neid magneesiumivanni, neid helbeid hea hinnaga, kui sa suure koti ostad. Ja ma istusin pidevalt selle vannis ja meresoola panin ka sinna, eks siis see puhastas mu keha ja teisalt ka toitis mu keha. Ja ma olin sellises mõnusas kohas, aga nii kui ma lapse ära sünnitasin, kas ma jätkasin või? Kas emmed hoolitsevad enda eest? Isegi mitte emmed, üldse inimesed ei hoolitse enda eest. No minu arust veel emmed, kes nagu peaksid eriti ennast toitma igalt poolt nagu täis tuupima, ma andsin ainult välja. Ja vaikselt juba kumab läbi, miks mul diabeet oli, eks ju. See on mitte enesearmastus, vaid enese vihkamine, nagu mina ütlen kogu. Jaa, et juba toitained, kui sul ja siis miks jällegist inimesed siis hakkavad, aga vitamiinid ei toimi ja nii edasi, toimivad küll. Sa lihtsalt ära võta neid koguseid, mis sipelgale ka midagi ei aita. Paki peal on terve inimese kogus, kes tegelikkuses seda ei vaja, seal on kirjas profülaktiline. Mõistame, mida see tähendab. Aga kui sul on auk, siis sa ei saa seda mingi natukene liiva pudistades põhja. Sa ei saa seda, mida suurem on auk, sa pead koormaga liiva tellima korralikult. Ja vitamiinil on sama asi. Ja muidugi vormid. Sorry, kui sa lähed täna apteeki ja seal on häid tooteid, juba on, sest et inimesed, kui sa valikud küsid, ostad, nõuad, siis apteeki tuuakse ju, eks ju. Mina alati üksikisikuna muudan turgu vastavalt oma teadlikkusele. Kui mina alustasin oma teekonda, mul oli poisi kõritursad olid erinevatele asjadele, siis toidutalumatuse testid tõid need välja, see oli mu üks esimestest sammudest, mitte allergiad, vaid toidutalumatused. Ja e-ained olid ühed nendest, mis 2 tunniga meil lapsel oli kurk täiesti lukus. Ja ma mäletan seda frustratsiooni seal poes, mu mees karjus Prismas kuskilt teiselt poolt mingid vahed. Miks nad seda sitta siia nii palju topivad? Aga see oligi meie õppetund aru saada, mida toiduainetööstus üldse teab. Ehk siis see minu kannatus läbi lapse kõritursate, mis ma pidin lõpuks paar korda nädalas ärkasid värisedes, sest mu laps ei hinganud, eks ju. See oli vajalik selleks, et ma hakkaksin nägema, mis e-ained on, mis meil toidus tehakse, et ma hakkaksin paremini valima. Ja siis oli väga vähe valikut e-ainetet asju. Täna on juba tunduvalt rohkem, sest me ise kujundame. Mina avastasin, hakkan teistele jagama, teised avastavad, saavad oma asjad paremaks, valivadki rohkem e-ainete vaba ja niimoodi turg kujuneb. Ehk siis iga üksik isik on oluline. Väga oluline. Et toitained, selles mõttes, et ma olen niisugune täiesti tavalise toidu peal, ei ole vahel kuskil käid Esburgeris, aga täiesti tavaline kodune toit, nagu mul lapsepõlves oli. Aga ongi, et see toidab su keha võib-olla lihtsalt tavaolukorras, aga minul ei olnud üldse tegelikkuses ju tavaolukord selja taga. See frustratsioon, esiteks, kui see vaktsiini kahjustus lapsel oli, ma olin metsikus depressioonis, ma olin sellest läbi käinud. Head ma abielu ei lahutanud,
et on nii mõnedki keemilised meditsiini poolt pakutavad asjad, mille puhul ma ütlen, et nad panustavad väga palju lahutustesse. Üks on, eks ole, antibeebipillid, mis muudavad naise olemust, sest kui su emotsioonid on muudetud, siis sa ei ole sina ise. Ja noh, vaktsiinid ja antibiootikumid ja kõik need ravimite kõrvalnähud, eks ole, nad teevad elu põrguks. Kui su laps on kogu aeg haige. Muidugi. No toit ka ju. Toit just, eks ole, kohe kõik paigast ära. Et noh, sellega nagu kaugele niimoodi ikkagist ei sõua. Ja noh, toidu kvaliteet, eks ole, ma sain teada näiteks, et see piim, mis meil piimapähe müüakse, ei ole enam piim, sest on nii ära muudetud ja kui palju ma tegin just postituse, poiss lubas enda pilti panna, kus ta toorpiima joob. Ja nii palju tuli siin alla seda, ja mul on hull laktoositalumatus, aga kui ma toorpiima joon, mitte midagi ei juhtu. Muidugi. Kas sul on laktoositalumatus või sa ei talu seda, mida sulle piima pähe müüakse? Sul on solki ei talu, sul on solgitalumatus ja ma olen seda ammu ja toorpiim on täielik superfood ju. No just, noh. Täielik. Et mul panevad nagu piimavasikad siin mõnuga ja neil on hästi hea tajutoitumine ka, et mingi aeg tahavad hullult ja siis mingi aeg läheb meelest ära, eks siis keha ei vaja sellel hetkel ja mingi hetk jälle küsivad, eks ja nii peakski meil olema. Aga jah, et need toitained on siis kolmas asi, millega ma hakkasin tegelema uuesti, et D-vitamiin sealt kuskilt põhjast saada ülesse, et magneesium saada sinna ülesse. Sünnitanud naiste puhul hästi sageli ferritiin on olematu, samas ferritiiniga on ka see lugu, et kui sul on kehapõlatikus, siis ta ka läheb madalaks, sellepärast et peidetakse ära natukene. Kehasse. Aga kui sul on ikkagist väsimustunnused ja muu selline, siis tähendab seda, et on ikkagist puudus. Et sa pead oskama vaadata, et millal, mis süsteem tegelikult toimub. Ja su enesetunne ütleb sulle. Ja jood. Jodeeritud sool oli meil vanasti tegelikult põhjusega. Meil ei ole joodirikkaid toite. Ja ma ei kasuta valget rafineeritud soola. Ja ma saan aru, et meil on kõik nagu, et jumalast ükskõik palju seda piima seal rafineeritakse, no see on ultratöödetud toitu, mis meil see piim, eks selle lettidel on. Vahet ei ole, soolal ka vahet ei ole, väga suur vahe on. Kas sul keha saab neid mineraale viia rakkudesse või ta ei saa viia, oleneb sellest koostisest. Ja ma kasutan teisi soolasid, aga jodeeritud sool on ikkagist asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, et aga see oli põhjusega. Ehk siis ma hakkasin ka seda ülesse. Noh, ka jälle läbi naha läheb nii palju, ei pea kõike sisse endale sööma. Ja nahk on selles mõttes hästi nutikas, et ta võtab täpselt nii palju, kui tal vaja on, täpselt selles tempos, mis tal vaja on, et kasutada seda meie mega ägedat asja, aga meeles pidada, et kui sul lähevad head asjad läbi naha, siis läheb ka kõik igasugune jama, et jällegist mõelda natukene. Äkki on ikkagist oluline, et su pesuvahenditel on ökosilt ja et sa sellest ökosildist vaatad ka, et sa tead seadusandlust, miks mingi asi on lubatud ja mis mingi asi ei ole lubatud, et isegi ainult ökosilt ei loe, vaid et sa pead natukene veel pingutama. Ja see natukene... Vahetitest, aga meil on parfüümid, kreemid, juuksevärvid. No see nimekiri on lõputu. Just, ja mida väiksemaks sa selle nimekirja saad, seda parem on, noh, jällegist. Siin on see koht, kus inimesel tekib ka see dissonants, sellepärast, et tahaks ju tegelikkuses ikkagist ju kasutada asju. Mina käin ka juuksuris. Ma sain üle 40-seks, siis kui ma lõpuks hakkasin jälle juuksurid usaldama ja käin ka juuksuris. Sest et kogu see trall seal eelnevalt tekitas selle, et minu juuksed otsustasid, et nemad lähevad halliks, aga mina olen noor naine ja mina ei kavatse halli peaga olla. Selge ja ma teen oma teadliku valiku, et seda ma valin enda ellu. Parfüüme mul kodus sa ei leia, sest et kui isegi on kingitud, siis need kuskil tolmavad võib-olla ilusa purgi pärast. Ehk siis mis valikuid sa teed?
missugust, kui kodukeemia osas sain mingi hetk aru, aga sa ei vaja tegelikkuses suurt midagi. Sulle müüakse hästi palju erinevaid, sa ei vaja tegelikkuses suurt midagi. Sooda äädikas enam-vähem ja mahl ongi. Just. Ja, selles mõttes küll. Jälle on kohe vähem. Kohe on vähem. Pesuvahendid, millega sa pesu pesad. Kohe on vähem toksikoosi. Sa saad päris palju vähendada. Me ei saa nulli. Tead, kui sa oskad tasakaalu hoida, siis see täitsa null ei ole ka täitsa oluline, sest ma ütlen alati, et paneme 10 inimest kõrvuti. Kõik toimivad ühte samamoodi. Kõik neist ei jää haigeks. Ei. Ja erinevatel inimestel, kui tuleb mingi asi, tuleb erinev. Ja sealt ongi minu see küsimus, aga miks? Mis on seal teisiti? Ja üks asi, mis ma saangi aru, on see, et kõige suurem mürgitus ongi see, mis siin toimub. Muidugi. See on sisemine keha mürgitamine. No sul on immuunsüsteem, eks ole, kui sul närvisüsteem, selles tegelikult on närvisüsteemis kõik isegi kinni. No mõjutavad närvisüsteemi, aga kui närvisüsteem on korras, siis immuunsüsteem on nii tugev, et tegelikult ta töötleb mürgid ära, kui neid ei ole lihtsalt nagu mingis massiivses koguses. Kui need on mõistlik kogus mürke, siis tegelikult ei juhtu lõppkokkuvõttes mitte midagi, sest keha on loodud nii, et ta puhastab kõik välja. Absoluutselt. Ja see ongi see, et miks meie perekonnas on vaimne tervis number 1. Toidulaud võib vahepeal lapata siia-sinna, olenevalt siis, kellel probleem on, kellel ei ole vastavalt sellele, siis ongi, et see oskus märgata, kui sul probleem on. Nagu mul oli oskus märgata, midagi läks viltu, ma tegin kohe analüüsid ja kohe sain jaole, eks ole. Et ärge ignoreerige oma keha märke. See on nii oluline. Aga ma olin muidugi sellel hetkel, ma olin ikkagi üsna ära uppunud, sest et kõik läks lastele. Ja miks on hästi oluline alustada sellest, et sa puhastad, paned toitained sisse. Kui füüsilisse kehasse jõudu juurde ei tule, siis me ei jaksa ka sellega tegeleda. Et miks on jällegist, et miks inimesed läbi kukuvad, nad võtavad ainult ühe külje, hakkavad ühe küljega tegelema. Kõigiga peab tegelema ja selles järjekorras, kus sa nagu lood vundamendi kõigepealt ja toitained on üks nendest. Et su kehal peab sul olema juba selles mõttes ressurss tervenemiseks, et jah, ma olen nõus selles mõttes, et sa ei saa meelt muuta, aga iseenesest ka keha ei tervene ju, kui selles mõttes on energiakriis või mis iganes, oleks seda ruumi ju. Sest sa oled juba kogu kütuse paagist ära kasutanud. Su auto ei sõida, aga sina eeldad, et sina sõidad. Et pane kütuse see sinna pumpama ja siis hakka vaatama edasi, eks ju. Ja miks siis oli niimoodi, et ma olin siukene Nekrassovi Ema armastus on kindlasti üks raamat, mis aitas mind tohutult mõista, kui tuksis on meil emadus. See, mida meil peetakse emaduseks, on täielik toksilisuse supertase tegelikult ja ma olin ka üsna toksiline ema, õnneks toksiline iseenda keha suhtes, mitte lastele. Et sa oled lugenud seda raamatut, sa tead, millest nii elavatest mõtetest ema armastust, sa kui lugenud eraldi ema armastuse raamatut. No Nekrassov on üldse üks minu lemmikutes, ka kriisid on minu arust aitas mind hästi mõista seda, et miks minul endal, miks maailmal, miks mingil rahval, miks need kriisid tulevad ja tema eripära on see, et vaata Ameerika igasugused kirjanikke lugeda väga tore, aga nad ei ole elanud Nõukogude Liidus. Ja see on väga-väga suur mõjutaja, sest et täna näiteks, kui ma vaatan poliitilist ja kuidas meil asju aetakse, meil on ju täis Nõukogude Liit, me ju kõik kollektiivselt kordame seda sama mustrit ju. Minul pole Nõukogude Liidu vastu mitte midagi, minu mõelest on Euroopa Liit hullumeelsus. Minul oli Nõukogude Liidu all suurepärane elu ja ma hindan seda kordades rohkem kui seda, mis täna toimub. Kordades. No mulle see propaganda ja inimeste lollitamine ikkagist väga ei sobi. Mulle sobib, et ükstapuha, mis liit või midagi on, et alati on kõigil hea elu. Ja, aga täna on see veel hullem. See kordades hullem ja mina ütleksin Vene ajal vähemalt ei puututud loodust. Selles mõttes inimesed käisid ikkagi omavahel palju rohkem koos. Nii palju asju oli, mida tegelikult ikkagi hoiti, et
ja noh, mina olen nagu oma raamatutes rääkinud, miks tegelikult Venemaa või noh, miks Nõukogude Liit loodi ju selle Ameerika lollusest, et see siia sisse ei tuleks, vaata, et see piiramine, et siin olid omad mõtted, miks ei saanud, miks kontroll oli nii tugev, et jumala pärast sealt midagi sisse ei tuleks, eks ole, et noh, kogu see McDonaldsi kampaania ja kõik muu, mis ma olen elanud Hollandis, on ju, mis 50 aastat enne ju saabus sinna see Ameerika jama. See noh, kui sa seal elad paar aastat, ma elasin 2,5 aastat seal, siis me saame aru, et Nõukogude Liit oli päris hea. Et ongi, et kust me võrdleme. Ja mis teemasid, eks ju. Ja teine asi on jällegi see, et aga kui ma võtan Ema armastuse raamatuse aluseks ja kui sa pead piirama, siis sa esiteks, noh ongi, et me peaksime ise tegelikkuses tõusma targemaks. Et mind ei mõjuta see mingi McDonaldsi propaganda. Et ma saan aru, kuidas seal suurkorporatsioonidest alguse saavad asjad ja nii edasi. Et ma ei lähe sellega kaasa. Et mul on see tasakaal. Et ma ei pea olema piiratud, vaid et ma pean olema tark, intelligentne ja läbi nägema. Siis ei mõjuta tegelikkuses ükski režiim. Aga sellist inimest hakkab režiim ikkagist ahistama, sest et alati üritatakse nagu selle kõige kehvema järgi kõik kuhugi suruda ja kärbitakse tiibu nendel, kes tahavad lennata. Et selles mõttes igasugused režiimid mulle üleüldiselt, ma olen siukene, et nii kui mingisugune asi puur hakkab kuhugi ümber tulema, siis ma hakkan rapsima nende tiibadega, mis mõttes, ma olen vaba. Ärge hakake mulle, mina ei ole mingi loll 3-aastane laps, ärge hakake mulle mingisugust asja siin tegema, ma teen ise oma otsused. Aga kui sa vaatad, mis täna toimub, selles mõttes see on nagu, noh, mina lihtsalt vaatan suu ammuli, kuidas inimesed siiski jooksevad nagu, noh, pea ees oma digitaalse vangla poole nagu ilma nagu silmagi pilgutamata. Et noh, siis me räägime, et aga kuidas see ise mõtlemine käib neil siis? Ja jällegist, eks see on see koht, kus ma vaatan, et ma ei saa seda muuta otseselt, ma saangi sellega muuta, et me täna siin räägime sinuga. Me toome neid. Kas sa saad öelda, et täna on vähe informatsiooni kätte? Vaata, me rääkisime sellest, et pigem inimesed oleme teada. Kas sa saad öelda, et täna on vähe infot kätte saadav? Ei. Mina olen ikkagi selles kohas, kus ma täna vaatan, et no ma olen mitu korda nüüd see ajuloputuses, et tee põrgusse tundub taevalik ja tee taevasse tundub põrgulik, eks ju. Inimesed valivad kogu aeg, kerge, lihtne, ma ei viitsi, eks ole. Ja siis see lõpeb tegelikult nagu katastroofiga. Ja et selles mõttes ma mingis osas saan aru, et noh, inimene ei viitsi mõelda, pingutada, nagu me just enne rääkisime sinuga, vastutust võtta. Et ta tahab, et kõik oleks lihtne, tema ei pea midagi tegema. Aga nagu sa ütlesid, raha, noh, rikkaks ei saa, kui sa ei pinguta, eks ole, sa ei saa nagu terveks, sa ei saa, kui sa ei pinguta, eks ole, sa ei saa mitte midagi, kui sa ei pinguta. Aga inimene on, noh, täna nii laisk. Et ma lihtsalt huviga praegu vaatan kogu seda pulli, et noh, kuhu me siis mul on see, et nad võivad oma valikuid teha peaasi, et nad nendega mind ei sega. Jah, et igasugust, et keegi ei keela minna istuda eluaeg nende süstide otsas. Ma nägin oma ema. Ma süstisin, miks mina süstisin, oligi selleks, et lihtsalt need erinevad kohad, kuhu tema ulatus olid juba, noh, sa pead mitu korda päevas süstima, need on valusaks süstitud. Ma keeldusin sükest elu elamast. Ja see ei tundub mulle lihtne. Te kannatustes istumine ei tundu mulle lihtne. Ma olen lapsepõlves piisavalt kannatustes olnud. Ma ei ole nõus enam täiskasvanuna. Ma olen õnnelikuna sündinud, aga inimene nagu ei saagi aru, et ta on õnnelikuna sündinud. Ja see lihtsuse või see valimine tegelikkuses, noh, minul näiteks lapsed on kodukoolis, sellepärast, et kool hakkas õppimist segama. Kool tapab meie loovus ära. Kool paneb sulle mingit prahti pähe, millega sul mitte midagi peale pole hakata ja olulisi asju ta ei õpeta, sest aega ei ole enam. Laps käis esimesed paar aastat, siis ma kohe ei julgenud otsust teha, käis tavakoolis. No sorry, aga see oli taandareng täielik taandareng ja õppimine tehakse vastikuks. Ja nüüd ongi, meie siin räägime, sa pead õppima. Minul jälle elu on mind nii hoidnud. Esiteks oli see kunstikool, teine asi oli see, et minu eelmine eriala oli stewardess. Ja ma õppisin Finnairis koolituskeskuses, ma olin Finnairi tütarfirmas tööl esimese firmana ja see põhikoolitus tuli sealt ja seal pandi mul, Soome süsteemis pandi mul õppimine täiega särama niimoodi, et seal hinnati hoopis teistsuguseid asju.
seal ei olnud see, et sa saad kahtesid, viitesid või mida iganes, seal oli see, et sa olid, kui sa olid aktiivne, ehk siis tõstsid kätt, rääkisid kaasa, siis sa olid nagu selles heas nimekirjas ja vaata kahtede poole hakati vaatama siis, kui sa lihtsalt istusid ja mitte midagi ei teinud, mis ongi ju elus tegelikkuses ju õige ju. Niimoodi on, aga et see aktiivsus oli. Just, ei olnud valesid vastuseid, oli lihtsalt kaasa mõtlemine, et saada aru, et kus inimene läheb üldse nagu oma mõtlemises, et kuidas avada seda, kuidas sa aru saad, kuidas need süsteemid toimivad, asjad. Ja peale seda ma olen igale poole, kui ma lähen, ma olen esireas. Kui ma esiritta ei saa, siis ma olen pire süke, mis mõttes nagu. Et kui ma läksin ka autokooli näiteks, ma ei ole väga hommikuinimene, ma pigem olen siuke aktiivsem õhtul, kuigi see on ausalt öeldes aastatega siin muutunud, aga ikkagist ma pigem aktiivsem õhtul ja alguses hakkasin käima õhtustel loengutel ja siis seal tuli siuke meesterahvas, siukene, popp oli muidugi, eks ole, siis loivab sinna, hakkame siis õppima. Vaatasin päriselt ka, et autokool nüüd peabki siukene asi olema, et okei, et eks ma siis pingutan läbi, eks ole, et ma olin seal jälle esireast, et nagu siuke väike nagu jess, õppimine. Ja sa vaatad, siuke suhtumine või siuke, ja millegi pärast elu kohe jälle tõi, et ma pidin ühe teema läbima kohe sinna järgi hommikuses grupis ja naisterahvas oli siuke, nii paneme kõigile nime, sildid, kõik hakkame jutustama, viska kas või nalja, aga ma tean, et sa oled teemas kohal. Ja ma läksin alati hommikuti sellest hetkest peale ja ma tegin selle eksami ka täiesti super ära lihtsalt. Et oluline on see, et kuidas õpetatakse, mis on suhtumine. Kui ma vaatan neid tekste kooli, kuna ma pean õpetama seda ka, mis seal õpikus on, sest et nõutuda, ma pean selle programmi läbi tegema. Ma saan aru, miks lapsed ei saa mitte millestki aru, täiskasvanud ei saa mitte millestki aru, sellepärast, et see, kuidas need õpikud on koostatud, miks siukene tekst sinna pannakse, kelles peaks üldse huvi tekkima midagi, mingi süsteemi vastu. Meil on alati see, et nii kui ma näen, et lapsel läheb mingi teema peale silm särama, ma otsin kohe mingisuguse dokumentaalfilmi, mingid muud asjad, seletan ise, eks ole, ja hoopis teine tera, kui see kuiv, akadeemiline jura. Meie aju pole mõeldud üldse seda ju vastu võtmagi. Minul läks aju kohe alati iga kord lühisesse täiesti koolis. Ma tegelen sellega, et ma tõlgin inimkeelde kooliõpikuid sisuliselt, et laps päriselt saaks aru, miks ta seda õpib, mille pärast see on ja miks on õpetajad nii ülekoormatud, sest nad peavad seda sama tegema, aga paljud ei viitsi. Ja siis nad on veel rohkem ülekoormatud, sest inimese aju ei võta seda rumalust lihtsalt vastu. Seal võivad väga head teemad olla. Aga rumaluseks teebki see viis, kuidas seda on nagu esitletud. Ja sellepärast ongi see koht, kus täiskasvanud inimene ei saagi täna mitte millestki, mitte mõhkugi aru, mitte mingid seoseid millegi vahel või seda, et ta peaks kaitsma praegu metsa. Täna, kui me lindistame siin, siis eile oli ju Unibet Arenal üks võimas sündmus, ma ei tea, kas sa tead juba. Eesti näitlejad, muusikud, tehti hästi suur etendus, ma praegu võin pealkirjaga eksida. Kanal 2 kandis üle, et kus sa oled vist või? Et ma usun, et sa tänase päeva jooksul sa näed seda ja see oli võimas, sest nii kui tulevad meil ikkagist meie kultuuriinimesed, tulevad välja, julgevad vastu rinda ja öelda stopp sellele lollusele. Nad toovad ülihästi välja oma klippides pelletitööstuse näol, aga ükstapuha, mis sa paned, meditsiin, tuulikud, mida iganes sa sinna tegelikult paned, kuidas täpselt tehakse propagandat, nad toovad välja konkreetsed firmad pelletite näol, kuidas metsi maha võetakse, kuidas sullatakse mingit jama täielikku, et sa lubaksid seda teha ja oleks uinunud seal, mitte midagi ei reageeriks, kuidas pannakse Vene silti kõikidele asjadele selleks, et see edasi ei kuuleks, sest et minu jaoks on täiesti absurd olnud.
vaatan, et need inimesed, kes on nagu räägivad näiteks poliitika tasemel päriselt eestlase heaolust, eestlase hoidmisest, eestlased vihkavad sellepärast, et massimeedia on pannud putinisti sildi. Mina sain ka nimekirja, eraldi toodi välja minu nimi. Ma olen putinist või ei ole või? See on nagu minu jaoks on see eriline iroonia. Esiteks minul üks karv ka, ma ei tea, millest räägitakse nagu. Vaata, ma olin 81 sünd. Jah, ma olen küll Vene ajal sündinud ja 93, aga ma olin laps siis. Yeah. Mul ei ole mitte mingit seost. Mina neid kannatusi, mida meie esivanemad seal sõja ja nendega seoses, ma ei tea sellest, ja siis ma olen mingi putinist ja Kremli käsilane. Ma ei tea, kus Kreml on isegi, sellepärast, et üldse ei huvita see teema elus. Mul on palju olulisemaid asju. Näiteks, et mis tehakse kuuga on palju olulisem, sest et see on ka hea sükene asi. See on see sinu tühistamine, et pannakse kohe juurde, et see vihkamine selle Orwelli, ma just mõtlesin, ma räägin sellest rohkem, Orwelli raamatus on sellest 84 on see, kus nad tood iga hommiku tööle ja selle vihkamise minutid, vaata, mingi venna nägu lastakse ekraani peale, sest nad võivad röökima ja karjuma nagu selle viha üles tooma 2 minutit järjest, on ju. Ja seda ju tehakse praegu kogu aeg iga päev ja nagu kõikides nagu aspektides. Ja tegelikult selle Venemaa kohta veel just, ma olen seda öelnud ajuloputuses ka, et Jeffrey Sachs, kes on USA poliitik, eks ole, oli Tucker Carlsoni seal saates intervjuud tegi. Just ka, et see, kuidas tegelikult Venemaad on tümmitatud aegade algusest peale, ütles, et see on täiesti naeruväärne. Ta tõi välja nagu terve selle ajaloo liini, ütles ka, et tema kunagi oli nõuandja Jeltsinile, eks ole, ja nii edasi. Siis ka, et kuulge, inimesed vaadake tegelikult natuke avatuma pilguga nagu kõiki teemasid. Et see on nagu aga nii lihtne ja selles etenduses tuuakse välja, kuidas see PR inimene siis seal nagu teeb seda. Aga nüüd teeme 3. asja ja kuidas metsakaitse seal on mingi taustal umbes. Ei, aga see on kõik vale, me ei ole Venemaalt raha võtnud vastu. Ma mäletan, COVID-i ajal olid ju need protestid. Ja siis mingisugused pereemad lähevad protestima selle võika valitsusterrorismi vastu. Ja siis neile pannakse ka mingisugune Kremli käsilase nagu, what? Ei, nad teevad kodus süüa, tahavad normaalselt elada, ei taha mürgitada ennast ega oma lapsis, et rahvas, kus sus silmad on, mida sa lased endale panna pähe? Mina küsiks veel, kui sina just ütlesid, et COVID ajal pereemad käisid protestimas, mina tahaks küsida, et vabandage, kus mehed on? Jaa. Mina isiklikult tunnen, et meie sinuga siin naistena tegelikult, me võime küll tervenemisest rääkida, aga see töö, mis me ka nagu suures plaanis teeme, on tegelikult meeste töö. Sorry, lihtsalt on, eks ole. Meie töö olekski tegelikult hoida pere, hoida kodu, teha mingit teist, aidata terveneda, eks ole, olla see kodu hing, on ju. Ja siis, kus on mehed? Ma tahaks väga teada, kus on mehed? Hea küsimus. Mina võin öelda, kus minu mees on. Vaata, kuna minul on ikkagi see tervenemise roll, mis on ikkagi naise roll, siis kui minul ei oleks minu meest, kes on sellise kaljuna, vaata see taustatöö, nagu minu poeg, kes tegeles selle IT-lahenduste asjadega siin, et kõik toimiks ja et emme ei oleks siin ärevuses. Nemad on praegu kogu selle aja olnud, mulle tõmmati ka ju aastaid tagasi jälle selle teemaga, millest me rääkida ei saa, ilge skandaal. Ma ei oleks sellest tulnud läbi, sest see oli nii jõhker, kuidas käituti, kui mu mees ei oleks olnud täieliku kaljuna minu selja taga, eks ole. Meile peredünaamika, kui üks on välja, siis teine peab selja taga olema ja me toimime hästi koos, aga paljudes peredes ei ole ju nii. Tegelikkuses peaks olema, et ei ole koostööd või teine asi on see, et naine võtab üle sellepärast, et mees on passiivne. Ja tavaliselt pereemad, nad ju ei, minul ongi homopaadina roll, eks ole, rääkida, et palun lapsed ei pea iga kuu haiged olema, et sul on krooniliselt haige laps siis juba, et tee korda ja nii edasi. Et naised peaksid selle osaga tegelema, aga mehed esiteks ei kuula oma naisi, mis siis, et naised on need, kes on teinud jõhkrad kodutööd, uuringud, kõik asjad ära. Aga võib-olla see ongi naiste tõus. Võib-olla me ise leiame oma väärtust läbi selle. Sellepärast, et
ka see on meil ju tegelikkuses ikka veel puudu. Mhm. Võib-olla ei peagi, aga mehed võiksid küll kindlasti rohkem koostööd olla, et seda kuulen ka palju, kuidas jah, see on kõik hea, mis sa räägid ja ma kõik ja, aga mees ei luba sul last terveks teha või? Mis mees see on? Mhm. Mhm. Ja No ja mehed on meil väga lapsed, väga lapsed, ja mehed jah, seda küll jah. passiivsed. Ja et ma lihtsalt tunnen ka, et just see, et kodumaad kaitsta, naisi kaitsta, lapsi kaitsta, et noh, see kõik, mis täna toimub, et tegelikult peaksid mehed maha istuma, kokku võtma ja see oleks meeste roll see teema ära lahendada, mitte siis see, et naised käivad ja noh, mis iganes tehakse, eks ole. Titet tissi otsas miitingul, mina, issand jumal, saad aru, minu esimene kõne, see on nagu, see oli nii lahe päev lihtsalt. See oli aprilli algus. Ja ma teadsin, et on miiting lähen, eks ole, ja ärkan teen hommikul silmad lahti ja terve kõne on peas. Ise värisen, tung minna, et ma pean selle kõik välja ütlema, seda ei anna kirjeldada. Ma tean seda tunnet. Ise värisen seal. Mul on ka oma nõuandjad ütlevad, ei, sul on lihtsalt hirmudest läbiminek, eks ole. Mees oli veel ära see hetk, ta oli Rootsis töö komandeeringus. Et mult võeti kõik tugi ära, ma kirjutasin selle ruttu, siis trükkisin paberile, sest esimest kõnet sa ei lähe niimoodi lihtsalt, et istud kuhugi ja hakkad tegema, eks ole. Nii, võtsin oma lapsed kainlusse, noh siis nad ikkagist mõlemad kõndisid juba õnneks. Lähen siis sinna Toompeale, mõtlesin, et okei, valin mõne tuttava näo, räägin talle. Mitte ühtegi tuttavat nägu, mult võeti kõik ära, kõik. Läksin siis sinna, jah, teen selle kõne ära ruupariga ja pidin seal vahetama paberit, ei saanud hakkama. Ja siis täiesti võõras meesterahvas tuleb, võtab ümber kinni, rahustab, keerab lehe ja siis niimoodi vaikselt taganeb, et ma saaksin edasi minna. Inimesed haudvaiked, ma olin jumalast ärevuses juba, et ilmselt kedagi ei huvita vaata, et mis ma siin rääksun. Ja kui ma lõpetasin, ma oli siuke tunne, et ma kukun nagu sealt lihtsalt lavalt nagu piltlikult öeldes maha. Ja jälle täiesti võõrad inimesed püüdsid mu nagu sealt kinni. Täitsa lõpp, no fenomenaalne. Just. Veel, palun veel. Ja siis ma vaatasin. Ja siis ütles, ei, vaikus oli sellepärast, et keegi julgenud hingata, et ükski sõna ei lähe kaotama. Et kuidas me loome oma peas selle ebakindlusega neid pilte, aga see hetk oli nagu selline tõesti, et kõik, elu võttis kõik ära, ma pidin ise jalgel nagu seisma, minu tugevus naisena. Et võib-olla me peame naisena seda praegu tegema just sellepärast, et seda oma tugevust päriselt näha, sest ma ei ole näinud seda oma, noh, ma olen ennast nagu pigem, noh, ei ole pidanud väga vägevaks ja tugevaks. Ja mul oli seda ilmselt vaja. Muidugi kõige humoorikam oli see, et helistan abikaasale, et kuule, et ennem kui sa internetist näed, et ma käisin täna oma hirme ületamas, mees küsib, poes käisid või? Sest et vaata, kui sul on hirmu hais on küljes, siis tuntakse seda kohe ära ja isegi siis, kui need maskid olid soovituslikult, siis mingisugune agressiivne turvamees leidis üles, kukkus kraaksuma mu kallal, aga sellel on põhjused ja ma teadsin seda, aga ma polnud suutnud seda puhtaks teha. Ehk siis ma ei käinud poes. Okay. Et vaata, vahel on see, et sa nagu tea oma, kus tasandil sa oled. Ja vahel ei anna nagu üle varju hüpata, et ma tahan teha asju korralikult korda. Minnes samm-sammu haaval. Meil on kõigil vaata, et kust me alustame üldse oma õppetunde. Me sünnime väga erinevatesse kohtadesse. Yeah. Mõnel on kohe nagu jumalast hästi vanemad osanud juhendada, aga mis minu elus oli? Mul oli agressiivne ema, kellel olid äkkvihaood, mis mul oli raku tasandil, oli kõik, ma imbusin ainult sellest kortisoolist, adrenaliinist ja sellest. Ja see oli ka üks põhjustest, mille pärast see diabeet käivitus. Ma andsin ainult lastele sellepärast, et kuna mul enda lapsepõlv on siukene, et ma ei taha seda vaenlasele ka, kuigi mu ema oli tõesti väga tore naine, aga emana, noh,
eks seal olid jälle omad mingid põhjused. Ma olin 16, kui ma läksin täiesti kukubanaanas, ma hakkasin niimoodi vehkisin, läksin temale vastu kallale, röökisin, mitte kunagi see ei puutu mind enam. Ma olin 16, kui ma tõusin. Peale seda oli ema väga suurepärane partner, sõber, kõike sükest asja, eks tuli ka oma mingisugusest mullist välja. Aga see jättis jälje, mis tähendas seda, et ma tahtsin olla superema, aga nüüd, mida peab ühiskond superemaks, ongi see, kes kõik ära annab. Hea inimene on see, kes kõikidele teistele ära annab, raha kunagi ei küsi. Ohverdav, prostituudi arhetüübis. Prostituut, okei. Ja, see on väga huvitav asi, et ei, prostituudid saavad ka mingit raha ju. No nad ei saa nii palju, kui nad välja annavad tegelikult, vaata, see ei ole tasakaalus kunagi. Seda küll. Aga et kõik peab ju ära andma. Ema armastus on see, et sa ainult hoolitsed laste eest, mitte kuskil grammigi sellest, et kuidas kasvatada lastes iseseisvust, kuidas olla ise nagu see tugev, et sinu tugevus on väga oluline. Käisime mingi lapsevanemluse kursusel mehega ja küsiti esimese küsimusena, kes on peres kõige olulisem. Mis minu vastus oli? Minu poeg. Sinu ja laps. Miks mul diabeet oli? Ja kui kaua mul läks lahti, et hammustada läbi seda hierarhiat, mina paarisuhe, Nekrassov toob ilusti ka kodu, sellepärast et me oleme sellises kliimas ja lapsed kasvavad juba loomulikult. Täna mul on see süsteem. Kuradi lahe on. Kõik on õnnelikud, on ju? Ja mida rohkem ma oskan nagu endast maha raputada seda, et ma pean kõike kontrollima ja olema ja delegeerin nagu mingeid ülesandeid, et kõik saavad iseseisvuda. Mehed ei saa iseseisvuda, kui naised kõik asjad enda peale ka kraabivad. Ka see on naiste õppetund ja miks mehi ei ole ja miks mehed on laste tasandil, sest ega mees ei lähe oma naisega ka konflikti, eks ju, et me peame jälgima, see on kahelt poolt, nii mehe kui naise õppetund praegusel hetkel, et aga see Nekrassovi ema armastus näitas mulle, oi ma nutsin, kurat, ma ju tahtsin nii hästi, aga need kohad, kus ma nagu olin liiga nagu, et see ei ole tegelikkuses see hea ema. Ja hästi kihvt oli, et kui ma nagu tõmbasin selle energia kõik tagasi endale, et ma lasen nagu iseseisvuda nii edasi. Oh my god, lapsed hakkasid järgmine nädal, hambad hakkasid niimoodi vahetuma, mõtlesin, ma lähen vaeste majja, sest et meie peres ei piilu mingid perverdist päkapikud akna taga. Meie peres ei käi mingid lastepilastajad toas mingid hambaid padja alt katsumas, vaid emme annab lihtsalt ise raha, sest tegelikult on ju tore ka, eks ole, lihtsalt me teeme kõike omas võtmes ja siis see emme rahakott pidi seal kõvasti kergemaks minna, et arenguõpe nagu toimus kõmaki. Ja siis see olukord, kus ma seda tähele panin, et ma liigselt emmetan, oli hästi veider. Me sõitsime abikaasaga ringi, lihtsalt meil on sellised date night'id, nagu, et me sõidame lihtsalt ringi. Ja parkisime, jutustasime, siis ma näen Mustamäe vahel jänest ja mul on kohe see, oi, issa kõudne. Kuidas ta nüüd siin kõik hakkama saab? Mul on kohe, kuidas mu lapsed hakkama saavad? Kuidas mu mees hakkama saab? Kuidas mu klient hakkama saab? Kuidas maailm hakkama saab, eks ole? Ja siis ma vaatan, Merle, mis sul viga on? Just lõpetasid raamatu. Ja see jänes ilmselt on 6. põlvkonda juba, tal on kuidagi mugav siin, tal lapsed on jumalast, tal on jumalast hea siin olla ja sina seal mingi... Ja siis oli see koht, kus ma paningi tähele, kurja ma teen oma abikaasaga täpselt sama emmetamist. Ja ma võtsin ka sealt selle ära. Ja mu abikaasa sai jumalasta hea töö ja kõik ja hakkas täiega õitsema. Et tegelikkuses võtame vastutuse, miks need mehed ei ole seal. Et ma võin teid rahustada, minu mees on siin, need kohad, kui sul ikka, mul on selline jõhker tühistamiskampaania üle käinud minust. Ma olin rase sellel ajal. Teist last ootasin. Ja kui tema ei oleks neid kilde aidanud kokku tõmmata igat pidi ja julgustada mind ja olla ta selja taga, sest mul ongi see, mul on mu mehe kaitse.
minu ettekujutus kodukaitsest ongi see, et minu mees ei lähe kuhugi poliitikute kahurilihaks, vaid minu kodukaitse on see, et minu mees on minu kõrval, minu laste kõrval ja loodusest targem jääb ellu ja targem ei lähe kahurilihaks. Ja kõik see tegelikkuses mängis rolli, miks mul diabeet oli. Miks ma pidin hakkama lahti laskma sellest emmendamisest kõikide suhtes, sellest üleemadusest, kus ma pidin hakkama ennast panema esimeseks, et aru saada, et kui mina olen siin mingi rooman, siis ei saa pere õitseda. Raha ei saa tulla, sa oled rahalistes raskustes. Su mees ei saa õitseda, su lapsed ei saa areneda, nad on ka haiged, sellepärast et võivad olla. Mul see oli nagu kuidagi, et lapsed olin suutnud teha selles mõttes ikkagi sellest kuidagi puutumatuks. Et kui ma poisi sain terveks, siis oligi ja teise lapsega ma samu viga ei teinud, eks ole. Aga et kõik ülejäänud, et ma ise olin ikkagist jätkuvalt uppumisseisundis, sest õppetund oli õppimata, ma julgenud klientidelt näiteks väga raha küsida. Täna ma tean, et ausad tehingud ja kui ma annan sulle vundamendi kogu eluks, et sa oskad lahendada nii lihtsaid kui keerulisi asju, siis see on metsik väärtus. Ma näen täna oma väärtust. Natuke veel kahtlen, tunnen, kuidas natuke veel kahtlen, eks siis tööd on. Aga palju paremas kohas, eks ju. Et ei ole see, et ma pean lihtsalt andma ja süüdi tundma, kui ma midagi ise vastu võtan. Ehk siis, et kui ausad me oleme selles suhtes, mis me sees tegelikkuses toimub. Kui ausalt me julgeme tunnistada, et tegelikkuses selle supi ja jama siin keeran ma päriselt ise kokku. Kui minu mees ei hoia mind, siis ma olen selle supi kuidagi ise kokku korjanud. Sest et need olid mu kunagi mingid esimesed sammud aru saada, et mis mu alateadvuses toimub. Ma olin nii vihane, et mu mees on mingi diivani kaunistus kodus. Nii vihane. Ja mul oli siuke tunne, ma viskan selle diivani välja. No. Koos mehega. Ma see hetkel meest ei julgenud, et ikka, kui diivan välja läheb, siis probleem kaob ju ometigi. Ja siis olen seal köögis, teen oma mingit asja. Ja siis mõtlen, et et annaks, et ütleks mehele, et kuule, et ta võiks näiteks laua ära katta, et toiduasjad ja siis kuulen vanaema hääl seest. Mehele ei anta siuksi ülesandeid, mees läheb minema. Ei, mehed ei tee köögis mitte midagi, sa pead ikka ise hakkama saama. Siis mõtlesin, minge pekki. Miks mu mees diivani kaunistus on? Ma läksin, ma tegin mitu päeva tööd selle sisehäälega, mis oligi vanaema poolt sisse pandud. Ja peale seda mu mees ei ole kunagi diivani kaunistus olnud. Kui ta vahel niimoodi veits elumurede keskel unustab ennast sinna diivani peale, nagu ma ise vahel unustan ennast sinna diivani peale, siis piisab lihtsalt nagu natuke teha. Et kuidas ma selle supi ise kokku keerasin, kuidas ma võtsingi kõik asjad võtsin ainult enda kanda. Tegelikkuses lõin seda olukorda, kus mehel ka tööalaselt hästi ei läinud ja siis oli ju majanduslikult raske ja kliendi käest ei saa raha võtta ka ju, sest sa oled halb inimene siis ja Nick Russell toob ka selle hästi välja, et kuidas sa tegelikult ei ole halb inimene, kui sa ei pea andma ennast nagu ära. Teine on muidugi kabormeit, eks ole, et kui keha ütleb ei, mis ja kõik need, et ta ka hästi seletab lahti. Jälle, jube keerulised teemad, ütled sõna neuroimmunoloogia, pea läheb, aga kui hästi nad lahti oskavad seletada, et miks meil kooliõpekud ei ole sellised? Ja see pole kasulik kellelegi. No jah, aga see ongi see, et miks lapsed on kodukoolis, ma saan valida. No, mul viimane lektüür, mis ma poisile võtsin, oli see, et kuidas kuidas viielised töötavad kolmeliste heaks, eks ole, et mis meil nagu majandusõpe on, kuidas me suhtume rahasse, täna ma suhtun tasse ikka nagu heasse sõpra ja väärtusesse ja nii edasi, eks ole, et ongi, et
aga see kõik on tegelikkuses, see diabeet oli kiirtee, ma tegin 6 kuuga seda kõike. Palun näidake mulle üks inimene, kes 6 kuuga meditsiinisüsteemis saab diabeedist vabaks niimoodi, et mu veresuhkru näit, 3 kuu veresuhkru näit on üliilus. Ma ise ei ole veel rahul. Seal mul on veel, nagu ma siin olen ka väljendanud, et juba tundsin, et natukene ei ole täitsa puhas mingi teema, eks ole, et midagi veel sutsu on sealt taga. Meditsiinilises mõttes on number on üliilus. Ehk siis näita mulle meditsiinisüsteemis, kes saab niimoodi korda. Täiesti korras. Et jah, aga mis oli veel, ma unustasin rääkida, hästi oluline, mis ma kohe tegin, oli see, et ma ei toitnud suhkruhaigust edasi, ehk siis ma läksin ketodieedile kohe. Sa ei saa, kui sa sisse sööd haigust edasi, kui sul on see koht on katki, et siis sa ei saa edasi süüa süsivesikuid. Ja kui me räägime nüüd reaalselt diabeedist, sa ei saa edasi süüa süsivesikuid, punkt. Aga 6 kuu pärast sain ma niimoodi, et ma saan sisuliselt süüa süsivesikuid. Minu veresuhkru näidud sellest nagu väga koledaks ei lähe, aga seal on omad väiksed agad veel on, kuidas ta ikkagist nagu see insuliiniresistentsus on ikkagist nagu jätkuvalt õhus, et seda ma ei ole, et sellega nüüd on läinud aastaid, seda ma ei ole täitsa korda saanud, aga see on pisiasi. See on nagu väike saba ja ma olen teel, aga neid pimedaid nurki on päris palju, aga kas sul on diabeet või natukene paigast ära ja sa tead seda. Pluss veel, eks ole, oskused õieti toituda. Sest et ma leidsin hästi kihvti siukse glükoosi kuninganna ja temal on siuksed nagu häkid, aga tegelikult see ei ole häkk, see on nagu normaalne toitumine. Just. Ehk siis sa sööd, eks ole, et sa ei söö kunagi süsivesikut tühjale kõhule. Ja kui sa sööd süsivesikuid, 10 minutit liigutad. Ja mul hakkas jumalast ilusti kehakaal hakkas langema. Ja isegi selles hetkes, kus mu isa suri päris jõhkratel asjaoludel keemiaravi mürgitusse. See oli nii kole pilt. Ta oli vähk peale seda poppisüsti, aktiveerus ja kallati muud kui keemiat sisse. Ma ei tea, mingi 6. ringi vist ei aidanud. Ja siis läks järjekordsele keemiale. Ja ütles, et ta oli juba, paha oli, aga kellelegi muidugi ei öelnud midagi, sest et ainult arstid teavad. Läks järgmisele päeval ka ja tuli sealt tagasi niimoodi, et keha ei võtnud enam vastu ei vett, ei toitu, mitte midagi, 48 tunniga sisuliselt jalutuks voodihaigeks. Raviarsti ei huvitanud. Nagu ikka. Jah, absoluutselt. Umbes vanus ka ja umbes millas minna, eks ole, tegelikult meil on väga pikk, isa poolt on eriti hästi pikaajalised, kõik elavad. Ja siis ühe meediku siis isa-naine leidis, keda huvitas, isa viidi siis kuhugi Hiiule sinna tilgutite alla. Surma sellest äärest tõmmati siis ära, aga keha ei hakanudki lõpuks tööle, see ei saa elu lõpuni tilgutite all olla, et kui need tilgutid ära võeti, siis ikkagi seal paari nädalaga oli kõik. Ehk siis ja meie, see vaata see valus koht, eks ju, et meie viimane kohtumine isaga, see oli siuke, kui sa tahad, soovid oma ellu, et sa saad oma vanemaga seda viimast epik siukest hüvasti jättu, siis see nagu siuke, see on nii ilus ja nii valus, eks ole, et minu napisõnaline isa minuga 2,5 tundi rääkis ja seal lõpus ta tunnistas, et keemiaravi tappis mu. Ja näed. Et ja kui kaua peab selleks minema, on ju, et seda lõpuks mõista tegelikult. Jah. Et kahjuks hilja.
aga ma tean, et sealt pilvepiirilt ta soovib mulle alati head ja kui minul peaks tekkima, sest me ei ole keegi kaitstud, eks ole, sorry, ma vesistan siin, eks ole. et me ei ole ju keegi, noh, me ei saa, noh, elu ei ole ideaalne, meil võib kõigil juhtuda mingi hetk, et ma tean, et pilvepiiril ta aitab mind, et mul oleks jõudu, et ma saaksin võimalikult sellisel viisil siis ära lahendada, et ma ei peaks sama teed minema kui tema. et sellesse on mul usku, sest et see oli ka see koht, kus noh, ma nägin, kuidas isa imetleb seda, mida ma teen. Ehk siis see oli see koht. jah, hirm on see, mis ju ajab inimesed sellistesse kohtadesse, eks ole, et see hirm on nii suureks tehtud selle vähi osas ja see muu info on nii varjatud. Ja noh, mu isa oli veits ka laisk ka, et ega ta, kui ma küsisin talt, sul on see mure, kurdad siin, et mul on lahendused, aga sa pead ma võin sulle tuua mingi kreemi, kas määrid? Ma ei viitsi. No okei, ole siis edasi, eks ole. Mis on hästi huvitav, et seda, et minu isa suri vähki ja keemiaravimürgitusse muideks, pannakse mulle nagu kuidagi, et nagu mina oleks vastutanud sellest, et mis see minusse puutub. Minu isa, täiskasvanud mees, teda oskasin ammu mitte emmetada. No sa ei saa midagi teha, sa ei saa isegi tihti oma laste abikaasaga midagi teha, rääkimata selles Absoluutselt. See nagu ei. Aga aga kui selle toitumise juurde minna, siis seal see lein oli hästi niisugune ränk ja raske ikkagist ja Vatsari šokolaad, Vatsar omab minu tagumikku, ma alati ütlen, et kurat, liiga head šokolaadi teevad. Ja kui ma tõin selle šokolaadi koju, siis ma ei pruukinud seal piirduda, ma võisin terve šokolaaditahvli ära süüa seda nädalaid järjest, et sellega kuidagi lihtsalt keha röökis ja tahtis ja kui sa oled leinas, siis sa ei hakka seal vaidlema. Ja isegi, aga ma pidasin alati sellest kinni, et mitte kunagi süsivesikut tühjale kõhule ja vaatamata sellele mu kaal ilusti langes. Kuni veebruaris juhtus õnnetus lapsega. Ja niimoodi oli tagasi. Ehk siis mul on mingid asjad, ma olen teel, me kõik oleme kuhugi teel, mul on mingid asjad õppimata ja nüüd jälle, kui ma vaatan selle aasta peale nüüd tagasi, siis ma läbi selle jällegi jälle pean pingutama, eks ole, vaatama, õppima, avardama. Aga ma olen jälle väga heas kohas, ehk siis see kriis tuli mul lahti paugutama veel mingid sügavamaid kihte, millest ma ei olnud siiamaani aru saanud ja iga kord, kui ma mõtlen näiteks, et kes ma olin 5 aastat tagasi, vau, milline õpe. Kes ma olin aasta aega tagasi, vau, milline areng jälle. Jah, ma prooviks jõuda rohkem sinna, et ma ei pea selleks midagi ära lõhkuma enda süsteemis, et saada nagu seda sõnumit kätte. Aga ma ei ole täiuslik. Ja see on ka, et miks inimesed ootavad teistelt inimestelt kuidagi täiuslikkus, me ei ole kuulikindlad. No keegi on täiuslik, ega ka need, kes ootavad sinult täiuslikkust, ei ole ju ise kuidagi täiuslikud. Ja tavaliselt ongi need, et nad sellega, et mina ei ole täiuslik, üritavad nüüd siis nagu endale luua seda, et ma ei peagi pingutama, sest näed, tal läks ka lörri, eks ole. Ja läks lörri, aga kas ma jään sinna või? Ma ei jää sinna. Lähen edasi, eks ju. Just, kui sa kukud tee peal, see tõuseb püsti, haavad paranevad võib-olla vahel päris pikalt sealt, aga sa teed selle korda. Sa hoolitsed selle asja eest, et see korda saaks. Aga iseenesest jätkuvalt see veresuhkru näit on ikkagist väga ilus tava mõistes. Ma olen lihtsalt see 0, kübal, mis mängib mu keha kaalusrolli. Ehk siis, kui me tuleme, siin võtame kokku nagu just seda, et tegelikult ma olen öelnud, kõik autoimmuunhaigused on seotud nagu nii närvisüsteemiga, eks ole, igaüks neist tegelikult.
aga ma just mõtlesin täna kirjutada teraapialehele artiklit, et miks enesearmastus, miks me ei saa teisi armastada ilma, et me ennast armastame, et miks see enesearmastus on nii oluline, eks ole, noh, täna kaudu siit tuleb väga hästi välja, et sa ei saa olla ei hea ema, sa ei saa olla ei hea abikaasa, noh, kui sa tegelikult ennast ei armasta, esiteks sa oled haige, sa oled läbi, sa oled kurnatud, nagu, noh, ja nii edasi. Aga ütle mulle, kuidas sa näed siin, et sinul oli teise astme diabeet, eks ole? Ja. Kuidas sa näed siin, väga paljudel on täna esimese astme diabeet? Mis sa arvad, kas sama mudel tegelikult võiks ka siin toimida? Seal on mõnes mõttes on keerulisem, see on ka autoimmuunreaktsioon, sellest, millest me rääkida ei saa, sellega on saadud näidud ja asjad paremaks. Ja. Ma olen lugenud uuringuid, et tegelikkuses ega seal ka kõhunääre töötab, ta lihtsalt on nii suures põletikus, et ta hävitab vajalikke asju. Aga kui see põletik maha saada, ma ei tea veel ühtegi, aga paljud on üldse proovinud teise astme diabeedist vabaneda, et siis palju neid on, kes esimesest julgevad. Proovida. Et noh, aga et mul ei ole kogemust, ma ei saa öelda jah või ei, aga mida ma saan öelda on see, et sa ei saa kunagi teada, kui sa ei proovi. Ja kui sa oskad nagu läheneda selliselt mitmetasandiliselt ilusti, siis sa vähendad riske korralikult. Ja peab oskama ennast jälgida. Homöopaatia on selles mõttes ka hästi kihvt, et inimesed nagu on see, et issand, sa paned tähele, kui ma sulle ütlesin seda ühte lauset, ma panin kohe tähele, et mingi asi pitsitas, ehk siis ma panin juba endale nagu märkme, et oota, see ei ole veel täitsa korras siin, selle jutu käigus juba. Nii. Ja et kuidas sa siukse väikseid muutusi tähele paned? Aga me peaksime kõik tähele panema ja homöopaatia, kuna seal ei ole see, et umbes sul on diabeet, siis kõik võtavad ühte ainet. Vaid seal vaadataksegi, paneme jälle 10 diabeetikut, kõik on mingi erineva mudeliga, erineva eluga, erineva mõttemaailmaga, võib-olla on mingisugune ühine siukene teema, aga alati me lähtume sellest, mis on minu isiklik konkreetne läbielamine, sellest tulenevad ellujäämismustrid ja nii edasi. Minul on jätkuvalt mingid teatud kohad, kus mul läheb kortisool põhjendamatult kõrgeks, sest et kui lapsepõlves on, no sul on nagu häirekell, eks ole, ütleme, ja nagu autodel on see, et näidik, et kui inimesel on nullis, midagi juhtub, siis ta vastavalt olukorrale läheb niimoodi. 0-200. Just, olenevalt sellest, et kui on ainult natukene, läheb natukene ja nii. See on normaalse inimese toimimine. Nii, kui minul on see kell juba lapsepõlvest saati ära lõhutud, et ta on kuskil see, pole nulliski, vaid on siin umbes juba 200 peal enam vähem, siis kõik ongi kohe nagu mingi põhjas. Nüüd ma olen saanud seda nullile lähemale, ma pole veel täitsa nullis, aga ma olen saanud lähemale. Aga ikkagist neid olukordi, kus ei peaks kortisol adrenaliin tõusma, mis tekitab kogu seda põletiku, see tuleb kergemalt kui sellel inimesel, kellel see on nullis täiesti. Ma olen aus, ma tean, ma ei mängi siin, mul ei ole vaja mingit maske, ma tean, mis on minu seisund. Ja ma tegelen selleks ja mul läheb kogu aeg paremaks, kogu aeg, muud kui tõuseb. See, et saaks nullile aina lähemale ja see teekond, kuidas elu kingib, kui sa pingutad, kuidas elu tuleb täiega vastu, et ma ka alati räägin, et tegelikkuses ma olen ka laisk. Ega ma ka ei viitsi ju nagu mingi ninast veri väljas. Muidugi diabeedi puhul ma natukene ikkagist läksin 6 kuud on ikkagist nagu ma panin ikka nii täiega, kui vähegi võimalik on konstellatsioone, muid selliseid asju, kõike, mis vähegi võimalik. Raamatuid lugesin niimoodi. Sa ei tervendanud siis ainult keha, vaid sa ikkagi tervendasid ka emotsionaalselt ja muud. Ja, ma ütlen, see on kõik olulisematest asjadest. Kui ma ei oleks seda teinud, siis ma ei oleks elu sees saanud sinna lõppu. Et need põhjused ma ikkagist, mis konkreetselt selle diabeedi lahendasid, need olidki kogu see, kuidas ma emmetasin. Kuidas ma ainult andsin ja mitte midagi vastu ei võtnud. Ja kui see sai, kui ma sain aru, aga ma pidin väga palju lahti nagu seda nii kinnis, seda, kui sa oled nagu traumaga nagu nii lukku pandud umbes,
ja sul on lapsepõlvest juba see tulnud, et hea ema on see, kes ainult kannab kätel ja annab kõigile teistele, hea abikaasa on see, kes annab ainult teistele ja nii edasi. Mul oli vaja väga palju selleks kursuseid läbida, raamatuid läbida, tegeleda selle tööga. Homöopaatia aitab seda, et ta teeb seda närvisüsteemi, ta parandab neid traumaosasid, ta teeb närvisüsteemi rahulikumaks, et sa üldse saad seda infot vastu võtta, aga keegi ei saagi aru, et tervenemise tee on see, et sa kõigepealt teed füüsiliselt, eks ole, jama välja, hea sisse, emotsionaalselt jama välja ja siis peab uus sisse tulema, et väga paljud nagu teevad mingi selle traumalahenduse, aga ei saa aru, et kui sa ei võta mingit uut toimimisviisi ja mudelit ei loo, siis vana tuleb tagasi ju. Kohe. Ehk siis hästi suur osa oli sellest ka see uue õppimine, et ma ei langeks vanasse tagasi. Ja niisugune nagu, ütleme, luukere sai sealt loodud, niisugune tugev luukere sellest diabeedikogemusest. Ja nüüd ma olen nende aastate jooksul muudkui neid lihaseid siia juurde pannud ja närvisüsteemi üles ehitanud sealt ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ongi ju see, miks me siia planeedile maa oleme tulnud, kas ei ole või? No ei, me oleme tulnud siia väga paljudeks erinevateks põhjusteks. Ma võin selleks tunde rääkida, nagu sa tead. Ma võin sinuga ilusat õhtuni rääkida. Ma arvan, et ma näen nagu, ma nägin täna öösel, ma võin kohe siia lihtsalt ühte väga huvitavat unenägu, mis nagu natuke läheb kogu nagu teemaga kokku, on ju, et me oleme tulnud tegelikult ju hirmust nagu alu saama, et hirm on illusioon ja leidma tegelikult üles armastuse ja seda, kui suur see võimekas, kui suur ja võimas see armastus on, kuidas, ma olen ka teda öelnud näiteks, et mürkide koha pealt, kui sul on armastus, kui sul on nagu koduse armastus ja sul on hästi nagu igas mõttes, eks ole, siis need mürgid, ükskõik, kas nad on nagu mentaalselt loed midagi, saad aru, või on nagu füüsiliselt nad mürgid, need kukuvad su pealt maha. Sõna otseses mõttes nagu, saad aru, mööda külge, niimoodi. Ja lihtsalt mul oli just täna selline unenägu, kus ma nägin, mis on muidugi väga mu emaga seotud, on ju, kus siis kaitsepolitsei tuli ja fabritseeris mulle mingi loo, mingi case'i, saad aru, eks ole. Ja siis ütles, et et kahjuks eeluurimisajaks sa pead minema nagu vanglasse, on ju. Loomulikult mul on väike laps, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et oota, et nagu esiteks ma ei tea, et see lugu on fabritseeritud, on ju, aga ma ei tea, kaua eeluurimine kestab, eks ole. Ja siis ma lõpuks ütlesin, et okei, aga pange mind selle jalavõruga, vaata, on ju. Et ma sain ikkagi kodusele lapsega nii, kes kujutad, mõtlesin, vaata, mille ma ise nagu vastu võtsin tegelikult hirmu pärast, sest et tegelikult ma olen süütu ja ma tean, et aga siis hirmuga meil pannakse nagu me võtame vastu, alane, see sinu isa lugu, eks ole. Et mina näen, et me oleme siin õppimas sellest, et millega ju süsteem meid hoiab kinni, Merle. Mis see üks asi on? Hirm, igal tasandil. Igal tasandil, ainult hirm on seal, eks ju. Ja see ongi see, nagu, mis mina näen, miks me siin planeedil maa oleme, et see närvisüsteem on paigast ära, hirm on ju, mida sa lapsena kogesid, hirm on ju, minul samad kogemused, eks ole. Ja miks me haigeks jääme, on just see ka, et kehas ei ole armastust, on pidev pinge ja hirm, eks ole, ja siis kõik lakkab töötamast, ehk tegelikult kui me tuleme tagasi selle esimese tasakaal, et kui nagu pankreas ei toimi, siis tegelikult on ju põhiselt tegelikult kõik haigused on ravitavad, kui tasakaal tagasi saada. Just. Ja mul oli siin mingi pool aastat tagasi võib-olla kogemus, kus ma sain aru, kui pinges ma tegelikkuses ikkagist kogu aeg olen ja miks ikkagist ma selle insuliini resistentsusega maadlen. Yeah. Läksime puhkama perega ja ma muidu alkoholi ei tarbi. Ma ei... Jälle, ma olen neutraalne. Mu isa oli siukene viisakas alkohoolik, et temal oli seda väga vaja. Minul ei ole sellest otseselt nagu sooja külma, eks siis kui tahan, siis joon, kui ei taha, siis ei joo, eks ole. Ja ka üle pika aja reisil siis mul oli vaja lastega nendest suurtest veeliumägedest alla lasta ja ma tahtsin minna ja ma sain aru, et kurat, mul on seda hirmu on ikka nagu nii palju sees, eks ole. Et okei, et proovin, et võtsin kolm lonksu mingit suht lahjat alkoholi ja mul käis siin kuklas, käis nagu klõps läbi ja mingi täielik rahuseisund tekkis. Mõtlesin, täitsa lõpp. Ma peaks hoopis ennast niimoodi tundma.
kogu aeg. See ka, et ma ju ei tea, mis see normaalsus on, sest ma olen juba beebist saati, mulle, eks ole, see, mis seal kodus toimus ka, noh, see oli õudus tegelikkuses ja mul on isegi päris soft lugu, need, mis mu klientide lood vahel on nagu, mul on niisugune pehmem õudusfilm, mul klientidel sageli on niisugused õudusfilmid, et ma ei julge vist nende poole veel vaadata. Mul on eesmärk, kui ma suudan vaadata õudusfilmi täiesti rahuliku nagu tuimalt, siis tähendab seda, et mul on närvisüsteem ei reageeri lollustele, eks ole. No ma kuulen iga päev neid lugusid ära, nagu upedamaid nagu üldse ja. Miks me haiged oleme? Ja aga see oligi, et elu tuli mulle, et ma rapsisingi jällegi, sest elu tuli mulle näitama läbi alkoholi. Et tegelikult, mis mu seisund on ja nüüd ma teadsin, mis mu eesmärk on. Aga siis ma sain ka kohe aru, kuidas alkoholism tekib inimestel. Sest et see seisund on see, mida sa otsid. Jaa, aga valest kohast, eks ole. Järgmine päev oli mul poolt klaasi kokteili vaja, et saada sama, et ma saaks minna. Ja sa vaatasin, ai, et sellepärast tekibki ja siis inimene, kui mina võtsin selle, ahaa, näed, keha näitas mulle, et kui pinges ma ikkagi veel olen, et ma pean nüüd tegema endaga tööd nii, et ma jõuan lõpuks sellesse, nagu et see oleks mu loomulik seisund, see pingevabadus sealt selle koha pealt. Aga mis tavaliselt inimene teeb, ta avastab selle hea tunde läbi alkoholi ja ta hakkab alkoholi tarbima. Ja alkohol on tegelikult ju vastik. Mina ei tea, kas kellelegi nagu päriselt selles mõttes maitset, minu arust alkohol on vastik. Mulle üldse seda maitse ei meeldi. Aga kõikide asjadega või ainetega on see, et me jäämegi ju sõltuvaks tundest. No üldse, mis iganes. Sa vaatad seda telefoni või sa sööd seda suhkrut, on ju. Sest mina olen praegu teinud juba hästi suure nagu võtnud kõik maha nagu suhkrud, asjad nagu täiesti hästi puhtaks läinud, eks ole. Ja see ongi see tunne, mida sa taga ajad, mida ta annab sulle. No? Jaa. Ja päris äge on see, et kui sa teed niimoodi puhtaks, sellepärast, et kui kehal on väga hea kerge olla ja kui sa selle ära tunned, kui sul on suuremas osas traumad on lahendatud, siis sa jõuad sinna keskenduda, et kuidas mu keha tunneb, kui ma midagi söön või mitte. Wild Fit on nagu niisugune hästi kihvt asi, mida läbida, sellepärast, et seal õpetatakse nagu reaalselt seda, et miks sul need isud tekivad, et üks nendest ongi see, et mul on mingi emotsionaalne seotus. Vaatasin mingi lemmikkomm enam-vähem ja ta õpetab seda, et kuulad ennem, miks sa seda kommi tahad. Kui sa seda sööd, mida sa siis tunned ja mis on peale seda. Ja siis ma avastasin paljud mu lemmikasjad on siuke, see on tegelikult üsna saepuru, et see oligi see mingisugune lapsepõlves, see oli see üks hea asi, mis ma sain enam. Ei. Ei. Ja, see on tõsi, jah. Et see on see, miks me ju hakkame liialdama igasugust asjadega, eks ole, et siuksed asjad on olulised ja need inimesed, kes ei lahenda seda trauma olukorda ära, nad võivad proovida neid dieete ja mingisuguseid muid asju mõnda aega. Jaa, okei. Aga mingi hetk tuleb igal juhul tagasi langus, sellepärast, et see emotsionaalne nälg röögib nii kaua, kuni ta saab kätte selle, mis tal vaja on. Aga emotsionaalne nälg ongi ju seotud nende traumakäitumistega. Et keha korda saamiseks on jälle, nagu ma ütlen alati, ei piisa ainult ühest asjast, vaid kõik on oluline, mida sa seal teed. Ja sellel hetkel, kui sa saad täiesti rahulikult olla, ma ei tea, kuid ilma selleta, et sa pead saama midagi magusat või pead saama midagi muud, sellel hetkel sa oled tegelikult vaba. Wild Fitis öeldi nagu väga hästi, et kui sa ei suuda mingite asjadeta olla, siis sul ei ole toiduvabadust. Et mul oli ka see mõte, et et ma pean saama kõike süüa. Aga tegelikult seal tagant ütles see, et ma ei ole valmis loobuma teatud asjadest. Aga täna ma olen juba, peale seda alkoholiklõpsu, ma olen ikka kõvasti tööd endaga sealt edasi teinud ju. Siis on see ka, et ma võin jumalast vabalt olla, teha kehaga mingisugust kokkulepet, öeldagi, et ma olen 6 aega, ma ei tarbi mitte tilkagi. Tahan, siis panen korraks näiteks keele šokolaadi vastu. Kõik, rohkem pole vaja. Keha see väike mingi pinin seal, okei. Aga sa ei,
ma mõtlen lihtsalt juba see leina olukorras, kuidas ma lihtsalt tõgisin, eks ole. Ja see oli peatamatu. See oli täiesti peatamatu. jah, see maandad sügavat sisemist ärevust, vaata, see söömine ongi see, selles mõttes tegelikult ongi hirmu maandamine kogu aeg ja nende valu ja hirmu maandamine, eks ju. Aga samas keha ei reageerinud sellele, mis oli nagu veider, selles olukorras ei olnud. Selles olukorras oligi isa sureb, loomulik, nii edasi, aga nii, laps, Arhiliuse kand ikkagist, lapsega midagi juhtub. Oi, sa nätaki sain jälle, et no ei ole peegel puhas, noh, naine, tegutse edasi ja tegutsengi. Väga äge, Merle, ma loodan, et inimesed saavad siit inspiratsiooni, saavad siit kuudu mõelda, noh, seda, mida ma ka tegelikult ju kogu aeg olen rääkinud ja noh, Elina, kes rääkis vähist meil eelmine kord, noh, põhimõtteliselt lugu on ju sama tegelikult, mu ema samamoodi rääkis, eks ju, et ongi see, et hakka ennast tasakaalu viima, söö korralikult, söö toidulisandeid, hakka puhkama, eks ole, hakka endale tähelepanu pöörama, hakka ennast armastama, võtta aeg maha, lase hirmust lahti. Ja tule ja mõtle selle peale, elu tahab, et sa teeksid pingutuses, sa saad oma jamadest välja ja ma olen küll seda näinud, et otsi lahendused, mis on see, et sa teed 20% pingutust ja 80% elu ise nagu tuleb ja loob sulle. Ta tuleb niimoodi appi, aga ta tahab, et sa teed mingigi mingi pingutused, tee targalt, meil on praegu biohäkkerid ja asjad panevad, kõik on see, et mitte raskemalt tööd teha, vaid nutikamalt kõiki neid asju teha. Just. Mine selle uue teadusega kaasa ära, lase ennast sellest nagu välja lõigata, et otsi need nutikad lahendused, siis ma ütlen ka, ma olen laisk. Kui mulle keegi räägib, ma pean 7 päeva nädalas trennis käima, siis ma tean, ma ei ole selleks võimeline. Aga kui mulle pandi ette kava 2 korda nädalas 15 minutit, kõik teadusega, uuringutega paika pandud, ma jõuan 2 korda nädalas 15 minutit, ma naudin seda trenni, ma lähen teen tegelikkuses isegi natsa rohkem, sest et veits imelik on nagu lähed uksest sisse 15 minutit ja uksest välja, et ma naudin seda, leia sellised lahendused endale. Ongi, ma tavaliselt ütlen ka, et homopaatia on ka niisugune biohäkk minevikust, kus on ka, et kes on tundnud seda, kui kiiresti ta tegelikkuses hakkab tööle, noh, siis on see koht, kus sa tahad selle õige aine kätte saada, sa pead täpselt endale õige aine leidma, sest muidu ta ei toimi, siin ei ole mingit platseebot või muud asja, sest mina mõtlen iga kord, et ma võtan õiget ja tööle hakkab ainult see, mis on päriselt õige, eks ole. Täpselt sama on toidulisanditega. Vaata päriselt järgi, mis sul vaja on, et üldinfo on väga hea, aga sa pead oskama analüüsida ja homopaatia ongi õpetanud seda, et ma ütlengi, et ta pole ainult õpetanud seda, kuidas mingit ainet valida, vaid seda, kuidas iga väiksematki muutust märgata, kuidas hakata reageerima sellega, kus hakata leidma mingisuguseid lahendusi. Ja kui mul on D-vitamiin otsas, siis ei tee sa homopaatia või mingi muu teraapiaga, kus sa nagu käid oma midagi. See peab kõik olema, kogu komplekt ja nagu kui raske on alustada sellest, et D-vitamiini näiteks võtta. No ja kogused on ju ka tegelikult kordades suuremad ka, mis seal nagu näidatakse, eks ole, see D-vitamiiniga eriti on ju, meil ei müüdagi neid nii suuri, vaata, kui tegelikult peaks võtma. Sa saad tilgutada. Paned rohkem. Panen rohkem. Tean, et magneesium on vaja, et ta imenduks ja magneesiumil on vaja D-vitamiini, et ta imenduks. Panen rohkem. Nii palju asju, mida veel kõike on vaja. No mul on terve mineraalid, kõik on siin, pluss veel bioga mingeid asju juurde. Et anna toitu ja kui sa oled juba ja kellel on hästi nagu siuksed, meil on pingelised tööd, et ma arvan, et ei ole kerge olla ühiskonna peksupoiss, kui sa tead, et sa oled puhas ja sa tahad inimestele head ja sa saad peksa igalt poolt, eks ole, ei ole ju kerge, närvisüsteemile on keeruline tegelikkuses. Minul enam ei ole väga. Enam ei ole, mul ikka vahel natsa on, aga siis ma tean, et mul on rohkem magneesiumi vaja toetuseks, noh. Mul on vaja jälle vaadata paremat tehnikat, kuidas ise nagu ennast hoida ja nii edasi, et küll mina jõuan ka sinna, ma tean, et ma jõuan, et enam üldse nagu ma veel ei ole seal, no mis siis, noh, eks ju, et ma ei ole sellepärast kuidagi vähem, rohkem või midagi, ma õpin seda osa alles, eks. Ma pean oma peas selle vaata ümber pöörama, et sa tead, et kui sa oled peksupoiss, et see on nagu, noh, see on nagu kvaliteedimärk, vaata, et see on nagu au. Täna on juba see, et must jälle räägitakse. Mina nagu
vaatangi seda nii, et kui mingile asjale pöörati tähelepanu, järelikult mul on õigus, ehk ma saan enda jaoks nagu just rahu ja kinnitust nagu noh, mõnes mõttes vaata. ja ma tean seda, et näiteks noh, mõned inimesed käivad ju ka meil Tartu Ülikoolis igal pool, kes tegelikkuses lähevad, teevad lihtsalt dokumendi pärast mingisuguseid kursuseid ja siis, kui seda meie gruppi seal igatpidi siis õppetöö nagu väga halvast asjast räägitakse, kui palju on neid, kes teevad märkmeid, selle peab endale selgeks tegema, see on midagi väärtuslikku. Et nad tegelikkuses annavad sellega, noh, ja väga paljud on aru saanud, et kui massimeedias on ühtepidi selge, tuleb täpselt teistpidi keerata, siis on minule kasulik, vaata. Et nii palju on tegelikkuses neid inimesi, et ei, see on mõnes mõttes elame päris toredal ja põneval ajal, senikaua kui see nende klähvimine on meie jaoks ohutu, las nad klähvivad, karavan läheb edasi. Jälle vaata, et kui sa suudad, noh, et vaata, lihtne on minna kurjusesse ja hirmu, minu arust see on kõige lihtsam asi maailmas üldse ja palju raskem on jääda armastusse kohale ja rahusse. Ja kui sa suudad jääda armastusse ja rahusse, siis no see ongi meie ülesanne, mis ma ütlesin, mis me peame õppima, et kui siis sa hakkad aru saama, et see, mis sealt tuleb, on ju, et siis nii on lihtsalt, oled armastuses ja. Ja teine asi, mis minu arust inimesed aru ei saa, et vahel pööratakse nagu teistpidi, et armastuses olemine tähendab passiivsust kuidagi. Ei, see ei tähenda passiivsust, see on see, et ma räägin jumalast tuimalt sellest, et see süsteem ei ole hea. Ja see on armastus ka. Piiridega armastus. Inimesed saavad aru, et armastus, kui ta on terve, kui ta on ainult naisenergia siuke nagu, noh, tead ülevoolav ja passiivne, see ei ole, aga kui ta on nagu armastus, mis on mees ja naisenergia tasakaalus, siis tal on piirid, ehk ma ei lase endast üle sõita, ma ei lase ennast ära süüa, ma ei võta seda paska sisse, ma panen ukse kinni, vaata. Sest kõik, millest me täna siin räägime, kõik on võimalik kasutada samamoodi nagu alkoholismi kasutatakse, eks ole, kõiki neid teraapiaid selleks, et jääda lihtsalt, et ma olen nüüd armastus, ma olen siin passiivne ja armastus ei sekku. Armastus paneb piirid ja see oligi, miks mina olin haige, mul ei olnud piire ja ma siiamaani õpin, sest need lõhuti mul nii varajasest ära ja et ma vahel ei pane tähelegi, et mul mingil teemal ei ole piire. Ma siiamaani õpin neid. Ja see tähendab seda, et sa teed ka Et sa paned, ütledki ei, ka see ja see armastus ongi see, et ma armastan ise ennast. Just, ei lase ennast ära hoorata nii-öelda. See on nii lahe, ma lähen kohe mõtlen, see saab mu päeva tipp nagu see olema, et mõelda selle prostitutsiooni nagu kuvandi peale selle koha pealt, et mis meile tuuakse nagu, kõik peavad olema prostituudid. Ja, naine on prostituudi arhetüüp ja mees läheb saatana arhetüüp, noh, türannlikuks, kontrollivaks, eks ole, aga meie sees tekivad mõlemad, et sel hetkel, kui me vihastame, siis me lähme võib-olla selleks saatanaks, lähme liiga vaata ja siis teistpidi oleme need prostituudid, kus müüvad ennast odavalt, ja inimesed ei pane omale piire, eks ole, ka lähevad hirmuga kaasa, samas manipuleerivad, valetavad, et oma tahtmist saada, ei ole ausust, on ju. See ongi väärikust. Jah, just väärikust. Ja minu jaoks on olnud üks oluline raamat ka Lerneri. Vanasti oli ta Vihatants, nüüd on uue pealkirjaga, kuidas muuta lähisuhte mustreid. Vihatants meeldiks mulle rohkem, sest ta näitab nagu paremini ära. Ja ta näitab ka seal selle just naistele, kui meil oli see, et miks naised on ja kus mehed on ja mis toimub. Ta näitab seda ära näiteks, et naistel ei olegi nagu lubatud ajalooliselt viha tunda. Aga kui sa paned piire, siis sageli tulebki ju see koht, kus sa vihastad ja siis paned piire. Ja siis naine teeb ennast nagu valeks. Et me kardame viha, et kui ma tegin ka ükskord postituse viha teemal, siis läks kohe kõik, et ainult sükene voolav, ülevoolav armastus, et see on ainult õige, kõik kardavad vihaseks saada, aga kui su piiridest on üle astutud, siis on täiesti okei saada vihaseks. Kas sa pead minema laamendama kellegile kallale, et mis kvaliteediga see viha, eks ole, on? Või see on lihtsalt emotsioon, mis sulle näitab, et kuule, et midagi on valesti, see on signaal, aga me surume alla, sest see on jälle nagu see emadusel oli nagu mingi twist, et mingisugune imelik, mingi see, et missugune ema peab olema või ma ei tea, mis mu siin peas toimus.
aga ma saan aru, et see ei ole minu kui üksikisiku probleem, et see on ikkagist väga paljudel üsna sarnane, sest neid sarnaseid lugusid on lihtsalt palju. Et see viha tundmine, et see eluterve viha, et millest tuleb see niisugune, et minnakse valetavaks, agressiivseks ja nii edasi, ongi see, et eluterves punktis ei ole elutervet viha lubatud tunda, väljetada ja nii edasi. Ja siis surub alla ja siis lõpuks tuleb välja, siis see on nii kole juba, et tõesti võib näpuga näidata, et see on kole. Me peame saama sõbraks. No mina olen rääkinud seda, et see on nagu, ma olen just alles tegin naistele sellest loengu, ütlesin ka, et see on nagu draakon sinu sees, eks ole, et kui see draakonil ei ole selles mõttes nagu, draakonis peitub tohutu jõud, no me teame, draakon on meeletu jõuga, eks ole, aga kui tal ei ole päitseid peas, saad aru, kui sa ei oska teda kontrollida, kui sa ei oska talle selga istuda, päitseid pähe pandada ega õigesti navigeerida, siis ta on nagu hävitav, siis ta tuleb, sa oksendad välja selle viha, eks ole, sest sa ei ole õigel hetkel öelnud, on ju. Et mina ütlen ka, et vihas on tohutu jõud, tohutu edasiviiv jõud, tuli üldse, see on see tasakaalus meesenergia, aga nüüd me lähmegi sinna saatanasse, eks ole. Et see on nagu täiesti paigast ära. Et siin on jälle hirmust lahti vaja lasta ja armastust tuua lähemale, eks ole. Ja et see viha on ka armastus. Lihtsalt ongi, et mida me vihaks peame, et see Kuku Bananast draakon, see ei olegi, aga õige, päris normaalne. Tavaline. Nagu lähed sai ostma poest. Niimoodi peaks suhtuma ka enda sellesse draakonisse seal sees, et märkama teda, kuulama teda. Temas on vägi, jah. Tohutu jõudu vägi selles. Ma ei oleks siin, kui ma ei oleks allunud selle draakoni väele. Mitte üheski asjas. Ma ei oleks oma last ära tervendanud, ma ei oleks iseennast ära tervendanud, mis iganes asju süsteeme korda teinud, et seda draakonit peab oskama kuulata ka ilusti, sest ta on hea teenäitaja, kes ongi seal niimoodi. Oota nüüd, Martinsoni proua. See on see, et aga see hirm on siis seal, et oi, ma ei julge, eks ole, et samamoodi mulle ei lubatud vihane olla, mul pole lubatud ennast kaitsta, eks ole, mis tähendab seda, et ma tihti satungi elus olukordadesse, kus minu peale tuleb keegi, kes tahab mind nagu väärkohelda, siis ma ei julge nagu seal nagu neid piire seada, kuigi mul on õigus selleks, eks ole. Minu enda see, kui ma läksin seal emale, eks ole, kallale tookord, selles mõttes, et ma küll tõusin, aga et ega see manipulatsioon selles mõttes ikkagi jätkus, et mingi hetk hakati mulle rääkima, kuidas tema selg on selle tõttu haige nüüd eluks ajaks. Et mina tegin seda võtmata vastutust, miks see üldse juhtus. Ja see on ka see koht, kus hästi palju nagu neid lapsi, kes nagu vanematest võõrduvad ja edasi nagu peetakse halbadeks lasteks, aga ükski laps ei võõrdu. Lapse armastus on üsna andestav ja niisugune truu ikkagist nagu üle mõistuse piiride ja kui tekib võõrandumine, siis ütleks ka nendele emadele, isadele, kellel lapsed külas ei käi ja ei ole ja kellest on üldse, mina mingi hetk ütlesin ka emast lahti täiesti, sest ma ei saanud muidu elada. Siis küsiks hoopis niipidi, aga et äkki on vanem hoopis midagi teinud, sest lapse ja vanema suhtes vastutab alati vanem. Alati, ma just eile ütlesin oma tütrele seda, lapse ja vanema suhe. Mina olen täiesti ka see, et okei, ma räägin siin nagu kosmilisel tasandil, et sünnivad hingitud ja nii edasi, aga kui me räägime inimesest, siis inimene ei sünni kunagi halvana. Minu ema ütleb, et ei, sa sünnid teatud iseloomuga, eks ole. Umbes, sul on sita iseloomuga sünnid. Mulle alati pandi vanasti, et mul on sitt iseloom, eks ole. Ja siis mina olen ka öelnud, et laps kunagi ei sünni halvana, et laps sünnib armastusena ja see, mis sealt edasi tuleb, mina olen iga kord öelnud, laps on kodupeegel. Nagu ehe kodupeegel, eks ole. Vahel ühiskonna ka, sellepärast, et vaata, siin ma tõmban selle väikse, et ma tean päris palju siukesi hästi teadlikke peresid, kus ongi laps on täiesti nagu tasakaalus, terve, kõik on hästi. Ja siis panevad lasteaeda näiteks ja kui palju terroriseeritakse lapsi lasteaias ja siis probleem on lapse käitumine, aga mitte täiskasvanu, kes teda terroriseerib, et alati ikkagi otsi täiskasvanu, kes on terroriseerinud. Kui me räägime ka sellest, et vaktsiinikahjustusena või antibiootikumid, sürtakid suudavad ka selle. See on keemiline muutus kehasse, eks ole. Et otsi põhjust, keegi ei ole sündinud sellisena ja ma olen näinud oma poeg, kes oli nagu ma jooksin oma lapse eest ära, sest ta oli niukest vägivalda ja raevu ja seda kõike täis, see põletik oli siin nii suur. Siis kus tuleb, mul klassivend oli, kiusas vereni välja teisi klassivendasid asju. Ja kui ma kooli vahetasin,
siis ma sain 1,5 aastat ilma temata hakkama ja siis ta tuli keskkooli mulle sinna järgi ja tead, alguses ma mõtlesin, et ma lasen ennast hirmust täis, et mis mõttes nagu, et see jama hakkab peale otsast peale ja ta oli nii armas klassivend, ta oli nii hoidev, ta on nii suurepärane inimene. Mis juhtus? Ema läks vägivaldsest mehest lahku. Nii et kui sa otsid, alati otsi, mis toimub, aga see ei pea alati olema kodus, see võib olla ka lasteaed, mida sa oled usaldanud. Et ma tean ühte naist, kes on ka niisugune, et räägib ka niimoodi nagu meie igasugust asjadest ja tal oligi, ta valis veel oma arust lasteaed, eralasteaed ja nii edasi ja sai ka ikkagist, et tuli välja, et seal on päris palju vägivalda, aga vahe on selles, et kui siukene inimene sinna satub, mingi hetk ta ammustab läbi ja ta toob seal avalikuks. Meil veel inimesed lihtsalt viivad oma lapsed nagu lasteaeda nende, mul on ka poisil on lasteaias päris süksid huvitavaid kogemusi, sest esialgu ta läks ka tavalasteaeda mul. Ma tegin ikka kõik ämbrid läbi taga ja et nagu silutatakse nagu kuidagi ära ja pannakse süü lapsele. Laps ei ole valinud süste, laps ei ole valinud antibiootikume, laps ei ole valinud seda kasvatajat, laps ei ole valinud seda, et ema-isa laamendavad kodus ja piire ei panda ja minema ei minda, sest et kui inimene ei taha ära õppida, kuidas normaalselt suhelda, siis minnakse ära. Nii lihtne see ongi tegelikult ja see on enesearmastus ja see võibki vahel läbi viha tulla, et ma vihastan, panen ukse kinni ja see inimene, see mees ei puutu ei mind ega lapsi ja isegi siis, kui lapsi ei puututa. See on jälle see enda armastus emad, et miks ei ole, et aga last ei ole veel puutunud, ainult mind nüpeldab, laps saab täpselt samasuguse kahjustuse tegelikkuses, et seal ei ole tegelikult väga mõelda, just kelle kuskil rääkisin, on see üks HBO-s on üks seriaal, Pretty Little Liars vist oli või? No ühesõnaga siuksed 4 pereema, kõik head näitlejad seal, Nicole Kidman ja Reese Witherspoon, kuidas väljapoole siis hästi ilus elu on ju, seal Nicole Kidmanil on just selline abielu, kus nad on mõlemad hästi ilusad ja edukad ja neil on kaksikud poisid ja see mees on ülivägivaldne. Nagu peksab seda ema kogu aeg, aga mitte nagu poiste ees, nagu seda situatsiooni ei ole. Ja siis tekib koolis järsku üks situatsioon, kus ühte poissi hakatakse süüdistama, ühte teist poissi, et ta kägistab tüdrukut või teeb talle liiga igasugust erinevaid asju. No ja mis lõpuks muidugi välja tuleb, et see on üks nendest kaksikutest tegelikult, kes teeb. Ja siis see mees sureb ära, aga see asi seal erinevates situatsioonides jõuab kohtusse, selle mehe ema annab kohtus, tahab neid lapsi ära võtta. Ja siis ema leiab, kuidas lapsed on filminud üht seda kohta, kuidas see ema saab peksa selle mehe käest, nagu mingit väga siukest vägivaldset kohta. Ja siis mis see lastele nagu tegelikult tegi, et üks poiss oli täiesti normaalne, teine muutus täiesti vägivaldselt, hakkas koolis teisi lapsi nagu kägistama, sellist asja tegema. Et see oli nii huvitav ja siis, kuidas see naine ei tule selle mehe juurest ära, käib psühholoogi juurest tükk aega, ega kui nad koos on. Ja siis õigustab ja kaitseb seda meest, alguses ei räägi üldse, mis kodus toimub. Nagu, ja siis psühholoog lõpuks kuidagi siis saab sinna ligi, et ma soovitan väga vaadata, see on mulle väga huvitav. Nii et, just. Ja naised, kogu need hirmud, mis meil on, need tulebki nagu nüüd nurka visata, sest sellistest asjadest peab rääkima nagu täiesti avalikult ja kui sa suudad sellest avalikult rääkida, siis sa hakkad tervendama. Et see häbitunne ja muud asjad, mis meid lõksus hoiavad ka sellistes olukordades, see tuleb minema visata, sest et sa ei saa terveks, sa võid võtta neid vitamiine, võid selle minu elukindlustuspoliisi komplekti võtta, mida iganes, kui sinu kodu ei ole turvakoht, kui see koht, kus sa veedad oma enamuspäevast, sinu töökoht, sinu lapse lasteaed ei ole turvakoht, siis sul ei ole võimalik tervist luua mitte mingisuguse valemiga, et jälgi ennast, jälgi partnerit, kuidas teil dünaamikad on, mis toimub päriselt lasteaias, sest mul on olnud mitmeid kliente, kõige parem on see enureesi teema, lapsed pissivad alla. Ja ma olin mõne kliendiga, ma olin täiesti hullumas, et ma ei saagi seda tera kätte ja see võibki juhtuda, sest ma ei olegi, eks ole, 100%. Okei, lõpuks annad alla ja ma olen nii tänulik nendele naistele, et nad on mulle kirjutanud pärast, kuule, sa ei saanudki meid aidata, sest tuli välja, et mu last terroriseeritatakse õpetajate poolt regulaarselt. Sa ei saanudki aidata, sest laps ei pane sellist asja, ei luba sellist signaali kinni panna, ükstapuha, kui võimas sul see vahend on, mida sa kasutad. Laps õnneks oli võimsam nendes kõikides olukordades. Enureesiga on eriti seda olnud.
no mina olen näinud, kuidas vanemad, teine vanem kodus seksuaalselt väärkohtleb lapsi ja see üks vanem ei tea. Ja seda selliseid asju nagu seda, ma ütlen alati, kui see asi on see alla pissimine, siis on nagu alarm kohe väga suur. Ja seda, kui ongi, et on vägivaldsest mehest lahku läinud ja allapissimised lõppevad ja nii edasi, neid lugusid on tohutult, aga see on ainult allapissimise teema, aga tegelikkuses kellel mis välja lööb. Et võtame vastutuse päriselt, mis meie elus toimub, meie mõttemaailmas toimub, mida me sinna päriselt valime, sest et jaa, vitamiinid, asjad on tore toetus, aga kui see pole korras, siis ei saa midagi. Ei saa midagi. Ja samas, kui sa teed seda, aga siia ei anna toitu, tead, siis ka ei saa midagi. Siis ei saa üldse, kui kehas ressurss. Yin-yang. Õige, aga meil on olnud väga põnev vestlus. Nii et aitäh sulle. Nii hea meel, et sa kutsusid vestlema. Mulle alati meeldib, et loodan, et saab tõesti inspiratsiooni igaüks, eriti sihukest lugu. Ei kirjuta alla, pole minu lugu. Ükstapuha, mis on see haigus, on see mingi poliitiline asi, mis iganes. Ei kirjuta alla. Mina olen ja õnnelik. Mõttes. Õnnelik. Ja õnnelik. Olen vaba õnnelik. Aitäh sulle, Merle, ja aitäh kõikidele, kes meid vaatasid ja kuulasid. Jagage kõike seda head infot ja tõesti enesearmastus on võti, hirmust ülesaamine on võti, julgus on võti, eriti selles, mis nüüd maailmas tulema hakkab, sest ajad lähevad väga huvitavaks ja väga kaootiliseks. Ja hirmust ülesaamine siin on üks kõige suurem võti üldse. Nii et aitäh kõigile ja kohtume juba järgmisel korral.